Tere! Jälle 2 nädalat möödas ja papsid.ee podcast on sinu ees. Ikka selleks, et rääkida kõige olulistematest asjadest, ikka nendest suhetest. Ja nagu meil olete juba võib-olla aru saanud, need 3 suhet, mis meil korda lähevad, on see paarisuhe, suhe lapsega ja suhe iseendaga. Ja mina olen Kristo Tuurman. Mina olen Ilimar Pilt. Ja me väga soovime, et vaataksid ka meie papsid.ee lehte, sest meil on seal hooaja viimased koolitused mai lõpus, kus on veel mõned kohad ja üks asi, mida me ei väsi soovitamast. Me võtame iga aasta, maikuus, võtame 20 papsi, põrutame nendega Hiiumaale ja võiks öelda, et teeme natuke imesid seal papsidega ja lubame, et tagasi koju jõuab hoopis teisest puust isa, nii et ja partner, nii et soovitame väga ka meie papside laagrit vaadata, mis samamoodi meil kodulehel üleval, nii et võtke ette, vaadake üle ja kindlasti ei kahetse, kui meie need koolitused ja laagrid ette võtate. Ja sa ütlesid, et papside podcast on teie ees, mis ei ütleks lausa teie sees, sest tead, kes selle saate toob? Teieni. Ja, kes aitab tuua? Ekos. Ja minu käes on niisugune purgikene. Kui ma seda enda kätte võtsin, siis ta hakkas mu käes laulu niimoodi. More passion, more energy, more passion. Tuleb puhas energia, kuule, maka ja guarana ja kõik siuked... Lõvilakk on ka sees. Lõvilakk. Me just saateväliselt rääkisime ka, et lõvilakk on üks siukseid asju, mis mul kikib küll jumala hästi nagu nii. Mul on ainuke asi, mis ma nagu tunnen nagu kohe, kui võtad sisse, siis on see, et sa juba mingi tunni pärast sa tunned seda nagu fookust või seda nagu, et sa isegi ma ütlen energia, see on nagu fookus, et ta on sul nagu fookus, et kuidagi töötab väga hästi nagu ajulla. Mul on ka, kui blogisid kirjutanud või mingid vaata meie uudiskirjad asjad, siis lõvilakk on üks väga hea suve. Ja lõvilakk on eraldi ka täitsa nagu olemas, et ei mitte selle puhas energia sees ka. Ja Ekoshi osas on see, et ei väsi kordamast, meil on sooduskood papsid20 annab Ekoshi poes, annab -20% ka. Nii et kui tahate enda varusid täiendada, kevadväsimust minema saata, siis võtke see Ekoshi e-pod ette ja kasutage meie sooduskoodi ka. Nii et võtke kindlasti ette. Vot, aga täna, kus meil tänane külaline siin siis saatesse tuli? Me jalutas siin T1 peal, mõtlesime, et tuleb vastu, naeratab, kuidas läheb? Tuleb välja, et naisterahvas ja isegi ema ja puha. Ja. Meil on niisugune kriteerium on seni olnud, et peaks nagu lapsevanem olema ja siitä siis meil saates ongi. Meil on täna jagame ühe naise lugu, ühe ema lugu, ühe suhtelugu ja meil on suhtes. Meil on saates Kätlin Pärli, tere! Tere Kätlin, et meile tulid ja tõepoolest niimoodi ongi, et ega me ju enne ka sind ei teadnud ja arvatavasti siin enamus kuulajad vaatajad täpselt samamoodi ei tea, kes sa nagu oled, aga meil on niisugune tunne, et su lugu on päris põnev ja tasub jagamist, nii et sellepärast siin saates täna oled. Kuidas sa ennast muidu tutvustad, kui küsib, et kes see Kätlin selline on? Eks ma olen naine, ema ja... No tahaks ikkagi vaikselt öelda, et ettevõtja, et vaikselt ikkagi võtan ette ja toimetan ilumaailmas ja et ma ja võib-olla rohkem tahaks nagu, et tulla nagu välja enda looga nagu, et siis olla nagu inspireerida sellise nagu positiivse võib-olla naise vaibiga või et kuidas olla selline power, kasvada. Ma alles kasvan selles mõttes, et ma praegu keegi ei teagi, et kohe teavad. Kohe teavad. Aga ja, et seda kasvulugu täna kindlasti nagu jagame, aga me jälle nagu sa tead, sa oled ka meie podcasti ju kuulanud ja et me alati algusest alustame, läheme sinna lapsepõlve juurde ka, et meie arust see formuleerib meid päris palju, et kes me nagu oleme. Kuidas sinu lapsepõlv möödus, kus sa sündinud oled, jaga natuke enda sellest kõige esimesest poolest ka, kõige algusest? Mina olen sündinud Tartus. Minu ema isa said tuttavaks, neil oli pöörane armastus, nad tegid kõike hästi ruttu, nad abiellusid hästi ruttu, tahtsid last saada hästi ruttu ja kui minu ema jäi mind ootama, siis mu isa paraku sai surma, nii et mina teda näinud ei olegi ja selliselt ma olen nagu kasvanudki emaga, mu vanavanemad ja kõik on alati pildis olnud, onud ja nii edasi. Et seal kindlasti on mul mingi tühimik, aga ma olen ise selle peale mõelnud, et mul ei ole nagu sellist tunnet, et ma oleks nagu kellegist ilma jäänud, sest ma olen juba sündinud perre, kus on ainult ema ja siis kõik muud vanavanemad ja nii edasi. Aga mul ei ole nagu seda, et ma oleks juba olnud mingi
paariaastane, 5 või niimoodi, et siis on see, et sa jääd nagu ilma, et siis võib-olla nagu mõjutab nagu rohkem, et praegu on nii-öelda see on niisugune noh, ta nagu tühimik selles mõttes. aga me oleme rääkinud seda siin saates ka ja kuidagi, et tavaliselt ikkagi, kui sul nagu isa, noh, näiteks ei ole või läheb ära, siis on nagu tavaliselt juhtub ikkagi niipidi, eks ju, et Eestis ka nagu üksikemasid on ju tohutult palju rohkem kui üksikisasid. Et kas sul oli mingisugune muu meesfiguur, mingi põhiline, keda sa ikkagi nagu mehe, ütleme siis sellist nagu jah, et kelle järgi sa nagu stereotüüp, aga mõtlesid, et okei, et need mehed on nüüd nagu sellised, et kes siin sinu nii-öelda peamine meesfiguur oli või ei eksisteerinud sellist? No peamiselt ikkagi olid vanaisa ja onud, kes olid siis vanaisa käis lasteaias alati nendel isadepäeva pidustustel, kes olid noored isad ja siis oli minu vanaisa, kes seal ka tõstis neid lina üles ja tegid seal seda mingit lume need mängud. Et tegi kõik need kaasa, mis oli ülitore. Et sellest näiteks ei olnud mul kunagi seda, et ma ei tea, isadepäeva peole ei tule, vaata, mul nagu keegi alati tuli. Ja siis lihtsalt nagu minu arust nagu nendel naistel, kellel isa pole, siis tuleb nagu mehe kohta selline võib-olla sa mõtled oma isast nagu, et see on nagu mingi unicorn, sest et see on lihtsalt nagu max levelile paned selle, et milline see potentsiaal oli. Jah, milline ta kindlasti oleks olnud ja kõige parem see too ja nii edasi ja siis see läheb kuidagi minust latt nagu veits kõrgele samas, aga samas ka nagu täiesti ebamääraseks minu meelest, et see kuidagi nagu päris fookust ikkagi ei ole. No seda me oleme ka jah nagu rääkinud, et kui sul on... Ja mina isiklikult olen küll kohanud seda, et need naised, kes on ilma isata kasvanud, et seal on nagu see ideaal on siis loodudki erinevatest meestest, kellelt tuletakse kõige paremad osad ja siis, kui tuleb enda partner, siis vaadatakse, et aga oot. 20 on puudu. Jah, seal on nagu mitu asjaolu. Esiteks nagu mu ema oli tugev ja ta sai hakkama. See tähendab seda, et mina naisfiguurina olen tugev ja ma saan hakkama. Ja tegelikult mul on nagu, see mees peab tõesti performima ikkagi väga-väga kõrgelt. Ja siis tihtilugu need naised ongi, et tihti jäävad nagu üksikuks või siis ja, no see võib olla jah, see ka jah. Mingisugust sükest kohta sealt. Okei. On sul eredamaid mälestusi ka midagi jagada nagu mõnusat lapsepõlvest, et mis sul eriti nagu meeles on, et seal kas sul, ja seda võib ka jagada, kas sul mingi isafiguur tuli mingil hetkel, kas ema võttis sul kellegi ka või tegelikult mitte? Ja võttis küll, kui ma olin 2-aastane. Päris varakult siis ja aga selles mõttes seal nüüd ei olnud midagi positiivset. Okay. Nad olid hästi pikalt koos, see oli vägivaldne suhe, füüsiliselt vägivaldne, mitte minu suhtes, aga tänaseks ma ikka saan aru, et see väga palju mõjutas mind toona ja isegi täna, olles nagu vaadates nagu tagasi ja mõeldes ja tundes kõiki neid tundeid, siis see mõjutab täiega tugevalt, isegi siis ma mäletan, et mu emal oli hästi oluline see, et minul on kõik ju korras, me elasime oma kodus, mul on oma tuba, minul on kõik korras, mul on söök, mul on kõik asjad nagu, aga see tunne nagu ikkagi, kui laps tunneb, et ta emal ei ole okei, siis pole vahet seal, kas sul on nagu, ma ei tea, süüa, mis iganes, oma tuba, vahet ei ole nagu sellel, et ma mäletan nagu seda ühte korda nii hästi. Kui ma ärkasin öösel üles nagu kõige selle peale, siis ma ütlesin oma emale, et lähme ära kodust, nagu öö oli nagu täitsa pime, lähme ära. Ja ütles, et me ei lähe ju enda kodust nagu kuskile. Ütlesin ikka, lähme, palun, lähme ära, nagu, et see hirm oli nagu... Kui vana sa olla võisid? No ma arvan, et ma olin mingi 6. Et ma koolis kindlasti see on, et siuke 5-6 ma pakun. Mul on need suurimad nagu trauma, mida ma mäletan, on samamoodi sellest nagu vanusest, mis nagu formuleerivad päris palju siin nagu ja siu täiskasvuniga ka ja mul tuleb meelde see Marju Kuusiku episood, mis meil ka siin alles, eks ju, oli ja nendest kiindumismustritest ka ja kui räägidagi sellest ärevast stiilist, mis võib sul ka nagu tekkida selle kiindumusstiili osas, siis on sealt lapsepõlvest pärit, sellepärast et olgem ausad, sul tegelikult ju, sa ei tea, sul on täielik ebastabiilsus, nagu, sul ei ole oma peamistele nii-öelda, kes peaksid olema sinu turva, ma ei tea, nagu ma ütleme, majakad või siuksed turvakohad,
sa ei saa nendele tegelikult nagu loota, sellepärast sul on pidev ebastabiilsus, eks ju. Ja teine pool, kui oluline on tegelikult vanemate heaolu nagu lapsele ja ega seal ei olegi samamoodi, mis me uuringuid oleme ka jaganud, eks ju, et see, kui sa tahad, et su lapsel oleks hea, õnnelik, rahulolev nagu elu, siis kõige suurem kingitus, mis sa teha saad, on nagu õnnelik ja rahulolev nagu paarisuhe ja kui seal seda ei ole, siis tegelikult sa teed karuteene lapsele. Ja nendes kohtades, kus sul on nagu vägivaldne suhe, noh, ei ole üldse küsimust ka, et nendes kohtades sinu 6-aastane sina ütles väga õigesti, emme, lähme siit ära, sellepärast, et see ei ole nagu okei keskkond, kus kasvada. Just. Ja see ongi, mõjutab nii palju. Ma ise mäletan samamoodi seda ärevuskohta, kui kell sai 7 tööliste buss tuli ja isa väljalt ei astunud. Nägid, kogu keskkond muutus, seepärast, et ta võis tulla ükskõik mis ajale. Ükskõik mis olekus, ükskõik mis tujus ja sa teadsid, et see võib-olla hommikuni magada ei saa. Aga õnneks mina sain oma asjad ära klatitud temaga pärast nagu nii-öelda hilisemas elus ja ka pärast tuli välja, et mul oli tohutu frustratsioon, viha, mis mul nagu nii-öelda kandus teistesse inimestesse. Vahepeal oli see, et ma mõtlesin, et see oli mu isa vastu, tegelikult ei olnud, see oli mul ema vastu, sest ma tahtsin ka öelda emale, et kuule, lähme. Ja ema ei läinud, eks ju. Ei läinud ja siis ma nagu, miks me ei lähe? Miks sa nii tegid meil, eks ju? Miks sa mulle nii teed, et meil oli nii palju võimalusi oli minna ja siis sa ei läinud, sa ikka otsustasid edasi olla selles keskkonnas ja siis see kandis mind elus, aga õnneks on olemas meil teraapiad, õnneks minu vanemad on väga tolerantsed, et ma olen saanud nendega vestelda ja ma täiesti mõistan, kus kohas ka minu isa valu või käitumine sellel hetkel tuli. Kuidas sul emaga suhe? Kuidas sa nagu praegu seda nagu võtad, on sul ka mingit kivestumust või siukest sees või pigem mitte? No tead, see käib vist vahepeal tuleb nagu hooti aga me saame muidu selles mõttes saame hästi läbi. Praegu on küll üks osa nagu teraapiat pooleli, kuhu veel alles emaga nagu koos oleme minemas. Aga ta on, ma rohkem nagu tundsin sellist, hakkasin tundma võib-olla pettumust selles, kui ma sain ise emaks. Ja siis, kui ma vaatasin enda last ja siis ma mõtlesin niimoodi, et oh my god, et ma ei tahaks kunagi, et ta tunneks nii, nagu mina siis lapsena tundsin seal. Siis mul tuli nagu veits rohkem seda ema suhtes seda tunnet nagu üles, et miks ta ei viinud mind sealt ära või miks me ei läinud ära või miks ta ei lõpetanud seda ära. See nagu siis tuli nagu hoopis teisest kohalt tuli see tuli nagu lapsevanema kohalt tuli see siis, et neid on ikka olnud, jah. See lapsevanemana see nagu valu ja see nagu mure on nii palju suuremad, eks, kui ise seda tunda nagu jõuad üldse. Et see on nagu kihvt. Siiski ei tasu vaata ära unustada, et me teeme kõigile kuulajatele ka, et lapsevanematena me teeme alati parim otsuse enda teadmiste ja selle keskkonna mõjudel, mis me vähegi saame teha. Nagu see emagi ütles, vaata, et kuidas me oma kodust läbi lähme, kuidas me võtame sind sealt kodust nagu ära ja lähme võib-olla, ma ei tea, piltlikult ütles lageda taeva all, eks ju, kus mõnes mõttes on see, et on ühtepidi turvaline, aga teisest küljest on see, et sul ei ole sooja varjualust ja võib-olla nagu nii palju toitu või mis iganes, eks ju. Ta pidi väga suured otsused võtma sellel hetkel, aga ta tegi need parimad asjad. Jah, et mis oli alternatiiv tema jaoks, eks ju, et see alternatiivi koht ka kindlasti. Okei, aga nüüd kerime see aega natukene edasi ja lähme selle juurde, et ühel hetkel siis ütlesid juba, et said emaks, enne seda sul tekkis nagu vist suhe, kaua sa oma mehega koos olete olnud, et kaua teil seda suhet oli ja enne kui laps tuli ja? Enne kui laps tuli, siis oli 4 aastat. 4 aastat ja vana praegu laps on? Saab 3. Saab 3, nii et ütleme 7 aastat circa olete koos olnud, ütleme seda suurusjärku nagu, et 4 aastat, et karmusperioodid, asjad kõik nagu läbi tehtud, et seal ei ole ka nii-öelda seda. Kas sa kujutasid enne nagu emaks saamist ette ka, et mis see protsess tegelikult nagu olema saab ja kuidagi, kuidas sul oli, kas selle reaalsustaju oli nagu õige või tegelikult ei olnud? Minu reaalsustaju on täielik, nagu mina olin täielikus selles kuskil roosa manna maailmas. Seda nii paljud minu tuttavad minu kohta öelnud, et mul on selline nagu päris, et ma näengi nagu, mul on veits nagu roosad prillid ees. Kogu aeg, jah, vahepeal mees ütleb, et vahepeal nagu liiga roosad, et see nagu lihtsalt ei taju nagu seda, siis ma kogu aeg mõtlesin, issand jumal, nii tore, kui me saame lapse ja siis me muudkui jalutame siin kogu aeg ja siis on kõik nii, me oleme nii õnnelikud ja kustutame ja kõik see nagu niimoodi, et siis võib-olla see, et mul oli see nagu nii selline roosa seal kõik peas, siis see reaalsus tundus nagu veel kuidagi nagu
hullem, võib-olla ta ei olegi tegelikult nagu noh, ilmselt nii, no ta ei olegi ju hull selles mõttes, aga mul oli lihtsalt sealt roosa. See kukkumine oli suur. Oli nagu pilvekese pealt kukkumine versus siis kuskilt maapinnalt kukkumine on ikkagi 2 erinevat asja. No seda öeldaksegi, et parim asi, mis sa teha saad, on nagu reaalsed realistlikud ootused endale nagu panna või realistlikud, ütleme, tulem, et hindad seda realistlikuna, sellepärast kui see kukkumine on nagu suur, siis lihtsalt see nagu mõju sinu endale, sinu vaimsel tervisel võib olla nagu päris suur ja sul ka vist oli nagu niimoodi. Jah, ma mõtlesin, et see ei mõjuta ju üldse nagu mitte midagi ja kõik on nagu selles, noh, tõesti nagu, noh, ma olin ju kuulnud ja lugenud. Ehk siis naiivne põhimõtteliselt? No põhimõtteliselt küll, et ma olin ikka lugenud, et on ju sünnitusjärgsed depressioonid ja nii edasi, aga ei, ma olin jah tõesti hästi nagu, ma olin täiesti nagu maksimaalselt, et kõik on megapositiivne, kõik läheb megapositiivselt ja kas lapse saamise protsess oli ka lihtne, tuli lihtsalt või tulid seal ka komplikatsioone, et või midagi oli see, kuidas see oli? See tuli, me üritasime niimoodi, et meil 2 rasedust katkes siis ennem, sest minul on epilepsia diagnoos aastast 2020 alles tegelikult. Okei, väga värske. Oota, sul epilepsia diagnoosi said siis, täiskasvanuna said diagnoosi, aga kas oli mingi varasem ilming või ta lõi välja kuidagi? Siis ei, varasemaid ilminguid ei olnud, siis ta lõigi välja niimoodi, et noh, täiesti ootamatult ju ühel õhtul nagu oled sa voodis, on blackout ikkagi ja lihtsalt oled krambid. Voodis ja ühel hetkel oled krampides ja esimest korda elus midagi varem pole nagu olnud, lihtsalt äkki välja. Ja sellest korrast, kui esimest korda nüüd siis, kui me niimoodi teadlikult keegi pealt nägi, siis oli niimoodi natuke üle aasta tagasi oli olnud selline juhus, siis ma olin nagu üksinda kodus ja ma mäletan lihtsalt, et ma mingi hetk nagu ärkasin ülesse ja mul oli hästi paha olla, mul pea käis õudselt ringi, ma nägin, et mul on lamp nagu kodus katki ja mul umbes nädal aega vindus nagu selline halb olla ja ma ei teadnud, mis on, käisin perearsti juures nagu ja niimoodi, et ma ei jaksanudki nagu, ma läksin autorooli, ma läksin arsti juurde ja kõik need asjad nagu tegin. Ja siis istusin seal arsti ukse taga ka nagu niimoodi, et noh, ma ei jõudnud nagu püsti olla tegelikult. Ma olin täiesti nagu, no jumal ära, ma ainult nagu magasin ja tundsin, kuidas ma tuigun ja niimoodi. Aga siis, noh, mitte midagi, keegi ei oleks midagi nagu arvanudki ja see jäigi nii, noh, varsti hakkas hea ja ei saanudki mitte midagi teada. Alles siis, kui siis tuli see krampide hoog, mida mu mees nägi pealt. Ta kutsus kohe kiirabi. Kiirabi tuli üliruttu ja siis kus need krambid on nagu, siis pulss läheb hästi madalaks niimoodi, et need krambid lõppesid ära. Ja siis ta mäletab seda hetke, et ta ütles seal kiirabis nagu, või sellel telefonis seal, et issand, ta ei hinga enam nagu. Ja siis teda nagu ka rahustati seal telefonis, vaata, et nii see on kõik normaalne, vaata, et pulss nagu läheb alla ja niimoodi, et see hingamine nagu, et kui sa käe paned hästi nagu suu ette, siis oli ikkagi aru saada, et õhku tuleb. Päris jube oleks seda võtta vastu, kui naine kõrval nagu niimoodi sellist olukorda. Ma mõtlen, aga kas ennem seda ei eelnud, et kuidas, mis on nagu indikaator? Aga kas seda, nüüd sa uurid seda epilepsia asja kindlasti nagu ka, et kas ta võibki nagu tulla, mis oli, kas seal on mingisugune kuidas on trigger nii-öelda, kas mingi asi põhjustab seda, kas mingisugune elukorralduse muutus, mingi asi, mis toob seda esile, et on see sul nagu geenides põhimõtteliselt nagu olemas ja ootas lihtsalt aega, millal keegi nagu nuppu sisse lükkab või kuidas selle nagu tekkeprotsess see ei ole tegelikult nagu geenides niimoodi, see on arstid niimoodi nagu küsisid, kui kellelgi on peres nagu suhkruhaigus, aga see, et vanaisal on või seal mingi onu lapsel mul on, siis see ei puuduta nagu tegelikult mind. Okay. Et see selles mõttes nagu, ütleme niimoodi, et siis nagu tühja koha pealt. Okay. Aga selles mõttes triggerid on ikka, et kui sul on megapingeline periood, stress, ma tegin too aeg palju tööd, käisin trennis, jälgisin hullult nagu toitumist, et veits oli võib-olla ja nagu enda koha pealt ka nagu stress, vaata, et ikkagi teed seal just trenni ja oled heas vormis ja vaatad, mis sa sööd ja niimoodi, et nagu lebolt samas nagu midagi ei lasknud, on ju. Noh, et ja töö oli selles mõttes, et ma töötasin siis Eesti ägedamas juveelipoes ja siis ma olin seal juhataja ja see ka nagu ikkagi pani seda pinget nagu niimoodi, et too hetk, kui kiirabi tuli ja nad ütlesid, et et nüüd me viime ära, vaata, siis mu ainuke oli, et ma pean homme tööle minema. Et ma ei saa, ma olen juhataja, ma pean homme tööle minema ja siis ma ei teadnud oma nime. Nad küsisid mul veel seal mu sünniaega, ma ei teadnud mitte midagi. Ma teadsin, ma pean tööle minema, ma teadsin, kellele mu mees peab helistama.
et ma ilmselt siis sinna tööle ei jõua ja ma teadsin ka mingisugust mingit koodi või midagi ma teadsin, mis oli nagu tarvis öelda. Rohkem mitte midagi nagu. Täitsa, ehk siis see töö oli primaarne ikkagi tollel hetkel nagu okei. Nii et see võis olla see, mis seda esile tõi. Aga see epilepsia või siis olla ka põhjus, sa ütlesid, et tõid selle katkemiste põhjuseks, et kas see võis olla ka siis nende põhjuseks? See epilepsia episood oli siis ennem seda, kui te hakkasid üldse proovima lapsi? Ja, see oli kohe alguses niimoodi, et me saime 2019 tuttavaks, siis 2020 alguses tuli see kohe jaanuaris, hakkas koroona ja siis hakkas minul epilepsia. Tuli kõik nagu. Kõik korraga. Aga katkemiste osas võis ka siis see põhjus olla, jah? See on selles mõttes nagu põhjus, et sa peavad olema õiged ravimid, et kui mina need ravimid mulle siis peale pandi, siis ma kohe ütlesin, et ma kindlasti nüüd nagu mingi aeg tahan last saada, kui on võimalik, et juba panna need ravimid, millega tohib nagu rasestuda, tohib imetada ja nii edasi, et ei tuleks seda ravimi vahetamist nagu perioodi, sest minul oli see hoogude vahe oli siis üle aasta, ehk siis selleks, et teada saada, kas see ravim sulle toimib, siis sa pead nagu selle välba ära ootama. Oota, nii et sul oli nagu korra aastas tuli hoog peale? Jah, et see on hästi pikk, vaata, kui sul on niimoodi, et näiteks korra kuus või mõnel on korra nädalas ja niimoodi, et siis sa saad ju suht ruttu teada, kas need ravimid sulle nagu toimivad. Aga siis minu pool see aeg oli lihtsalt nii pikk, ma ütlesin davai kohe nagu need õiged ravimid, mis on ja siis ma sain need ja on, mida ma siis ei teadnud ja mulle kohe ka nagu ei öeldud, no rasedana teame, et seda foolapet peame võtma. Aga epilepsia ravim võib seda foolapet vähendada, seda imendumist, ehk siis seda pidi võtma nagu kordades rohkem, et kui mul oli 2 rasedust katkenud, siis 3. korral oli küll niimoodi, et no oli vaja siis seda retseptiga foolapet, mida ei olnud saada ja siis gynekoloog ütles mulle niimoodi, et ECOS-il kusjuures olid need see foolape kõrgem, mis siis oli 800 mikrogrammi ja ma pidin võtma, et 4 milligrammi täis saada, siis need ECOS-i kapslid suht suured, ma pidin neid 3 kuud võtma, siis iga päev 5 kapslit. Päris suured. Peoga sisse virutama. Yeah. Kas okei. Ja samal ajal käis siis niimoodi, et iga kuu käisin ma neuroloogi juures ravimi kontsentratsiooni mõõtmas ja siis vastavalt, kui kaal tõusis, siis tõusis need rohud nagu kogu aeg. Et kui ma alguses enne rasedust võtsin seal epilepsia ravimit näiteks 500 milligrammi hommikul ja 500 õhtul on ju, siis ma lõpuks minu arust võtsin seal 2000 hommikul ja 2000 õhtul. Kas see on nagu epilepsia, kas see on niimoodi, et sa elu lõpuni võtad ravimeid? No jah, suures pildis küll, et ega nad ei ole mulle öelnud ja et ma iga kord niimoodi lähen nagu, et kuule, Äkki nüüd nagu, et proovime vaata. Aga mis ma ei julge isegi selles mõttes nagu proovida, et hakkamist ravimeid, okei, vähendasime küll, muidugi sa vähendad neid nagu kaalu pärast on ju, aga selles mõttes, et kui sa oled lapsega igapäevast kodus, sa äkki ju proovime seda, et sa lähed temaga rattaga välja sõitma ja siis juhtub midagi on ju, või siis kukud ise näiteks kodus maha või niimoodi. Sõidad autoga. Sa ei hakka ju proovima. Ei tahaks. Ja autoga saad sõita ka nagu selles mõttes ei tohtinud sõita ja siis, kui oled seal, kas oli vist 1,5 aastat, oled nagu hoovaba, siis võid uuesti sõita. Aga ma ikkagi selles mõttes, et ei sõida pimedas ja niimoodi pikki maanteid ja väsinuna kindlasti mitte, et nõustuks, et pigem päevased sõidud. Ja. Kus on nii-öelda see oht on nii-öelda suurem, okei. Tavai, selline, aga see 2 korda nagu ikkagi katkemist, kuidas see nagu soet ka kuidagi mõjutas sind ennast nagu mõjutas, oli see, mis tõi, sest teame omas ka, et ei ole nagu toredad protsessid, mida läbi teha? Ja ei ole toredad ja pigem nagu lähendas, aga mul on nagu siuke tunne, et naine elab oma kehaga seda nagu läbi, et seda on suht raske nagu edastada mehele, mida sa päriselt tunned. No, et kui seal nagu see naine saab oma need triibud on ju, ütled, et näed, et nagu nii lahevad, et nüüd hakkame ootama ja siis hoopis juhtub midagi teistmoodi, siis see nagu muidugi mees on ka pettunud ja kahju ja muidugi on ju kurb on ju, aga see, mis nagu mina näiteks enda kehaga nagu läbi elasin, mul oli nagu tohutult kurb niimoodi, et ma pidin enda seest nagu selle välja kirjutama, sest ma ei suutnud niimoodi nagu igapäevaselt olla, sest ma olin juba ma teadsin, ma nii kaua ootasin, unistasin ju sellest ja siis ma pidin nagu
noh, et jälle nagu, pluss mul oli juba nagu ikkagi iiveldas, ma juba nagu tundsin seda, siis ma mõtlesin, issand, nagu ma pean uuesti ju hakkama iiveldama mingi aeg ikkagi nagu, et nagu see, aga ja ma kirjutasin välja kõik enda emotsioonid, mida ma ootasin, see oli nagu nii-öelda siis sihuke noh, kui sealt holistiline või sihuke, mis seal teraapias pigem nagu on siis, et sa kirjutasid nagu kirja sellele lapsele siis, keda sa nagu ootasid ja oma need tunded ja ma jätsin selle kirja nagu koju lihtsalt kapi peale, ise läksin veel kuskil ära, aga mees jõudis enam koju ja ütlesin talle, et ta võib lugeda seda. Et see sai palju paremini aru näiteks minu tunnetest siis, et ta ütles, et ta ei oleks arvanudki, et sellised tunded esile tulevad. See on lein, no see on lein, see on suur lein, mida tegelikult nagu üliäge, et sa tegelikult selle mõistide läbi tegid, sest väga paljud vaata tegelikult ei, nagu nad suruvad selle tegelikult all selle, nad ei tee seda läbi nagu seda leinaprotsessi, nad ei võta seda justkui kui nagu seda nagu oleks lein ja tegelikult seda nagu keerulisemaks alla surutud tunded ikka ühel hetkel tulevad nagu. Aga noh, selles mõttes, et kui me võtame, et kui palju rasedusi katkeb, siis see nii varajases, mis mul oli seal üks oli vist 5 nädalat, teine 8 nädalat, sa ju tead seda rasedust sellepärast, et sa planeerid, sellepärast sa testid, muidu vaata muidu ei teakski ja see on täiesti normaalne ja nii palju juhtub niimoodi, aga kui sa tead seda ja sa oled seda oodanud, siis mina kõikide oma emotsioonidega elasin seda täiesti läbi. Aga kuidas sa selleni jõudsid? Kas sul oli sellel hetkel juba terapeut või sa tulid ise intuitiivselt selle peale, et ma kirjutan need emotsioonid välja? Mul oli sugulane kunagi rääkinud üleüldse niisugust asjadest, mingitest, ma ei tea, kui sa kedagi igatsed tunnete välja kirjutamist niimoodi, et noh, sa kirjutad need paberile, siis need on juba sinu seest nagu väljas. Et no lihtsalt see välja nutmine, see nagu see ei aidanud nagu. Ja kirjutada saad see palju paremini ja samamoodi mehele ei saanud ma seda selgitada selliselt, sest et emotsioon tuleb nii, ma olen väga emotsionaalne, emotsioon tuleb nii suur peale, et sa ei saa ju täpselt nagu väljendada seda, siis tuleb nutt peale ja noh, see info ei jõua nagu kuhugi, aga kirjutada saad ju ja kirjutad ja... Ma täiega resoneerun, mul siin väike raamat, mees 4, seda raamatut kirjutades ma naersin, ma nutsin, mõnikord ma pidin jätma isegi lausa 2 päevaks selle kirjutamisel see pooleli, seepärast, et nii ma ei teadnud, et need kohad on olemas mu enda sees, et ma väga-väga soovitan üldse, kes nagu nii-öelda kuulavad, kellel on nagu nii-öelda traumeerivad elusündmused olnud või väga-väga rõõmsad, et kui need uuesti tahad läbi kogeda ja mõnedes kohtades nagu nii-öelda vabastada või lahti lasta, siis justkui ka enda kirjutada oma eluloo raamat, et siis väga aitab nendes kohtades. Ja sa ei pea kellelegi seda avaldama või avalikuks tegema, aga lihtsalt, kui sa kirjutadki ja oma kallid inimesed seda näevad. Mu ema näiteks on niimoodi teinud endale nagu nii-öelda neid teraapiaid, siis mul väga valahe on lugeda neid lugusid ja sul on tõesti õigus, et teinekord tuleb see emotsioon nii suurelt peale, et me ei saa seda väljendada teisele inimesele niimoodi, kui me seda kirjutame. Mul on sama nagu naine kaasa nagu samamoodi, et tihtipeale ta on nagu kirjutanud pannud sõnadesse, sellepärast, et seda on nii palju lihtsam teha sellel hetkel, kui nagu sellel emotsiooni ajal sa neid sõnu ei leia, eks ju. Et see tõesti äge, et sa seda välja tood ja soovitame kõigile soojalt seda. Aga siis ühel hetkel ma saan aru, et läks nagu õnneks, et jäid rasedaks, rasedus jäi kestma ja said emaks. Ja seal tuli ka veel raseduse alguses samamoodi siis epilepsia hoog peale. Kus selle rasedusega, kus ta nii-öelda, et sa võtsid juba... hoog tuli ikka peale. Ka selle rasedusega, mis katkes, tuli hoog peale ja nüüd, kui siis tuli, ütleme siis niimoodi, et 3. rasedus, mis siis jäi püsima, tuli täpselt samamoodi. See oli nagu need 2. ja 3. olid nagu 1-1, et tuli see hoog ja see oli nagu kõik sama niimoodi, et nagu närvid olid päriselt mega püsti ikkagist ja kõik samamoodi niimoodi, et sa pead ülejärgmine päev minema sinna ämmaemade vastuvõtule, et sind nagu kinnitatakse ja kõik niimoodi ja siis, kui ma seal ühe korra olin ju seal olnud niimoodi, et lähen ka rõõmsalt, sest et kui oli hoog ära olnud, siis seal EMO-s kontrollid ära, lootega kõik korras, kõik on hästi nagu, et kõik korras, lähete sinna ämmaemade juurde ja nii edasi. Ja siis, kui sa oled seal ämmaemade toolis, siis läheb selliseks nagu sagimiseks nagu veits on ju, et saad aru, et see et ta on seal kuidagi selline, sa ei arva ise midagi halba, sest sulle on juba kinnitatud, et kõik on korras ja siis ta seal tulen kohe tagasi ja siis tuleb tagasi, kutsub kellegi teise arsti ja siis nad ütlevad seal koos, et jah, mina ka ei näe, et on siis nagu on peetunud ja siis see on nagu
sa oled seal, sa oled nagunii selles ebameeldivas selles toolis, see kõik on nagu, sa oled justkui nagu nii alasti selles mõttes ja siis sulle öeldakse seda. Ma ei tea, siis ma ka nagu samamoodi mõtlesin lihtsalt, et ma pidin sealt kabinetist välja minema ja siis mehele helistama, nagu see on lihtsalt nagu kohutav. See on nagu kohutav, et sa teed seda siis nagu 2 korda ja siis ma pidid minema ju sinna nagu katkestamise nii-öelda abordile siis nagu, et mis oli ka jällegi nagu nii emotsionaalselt kui füüsiliselt ülivalus protsess nagu, et ikkagi väga õudne ja kui see 3. kord siis nagu oli selliselt, et hoog tuli ikkagi peale, täpselt samamoodi kõik see oli EMO-s kinnitatakse ära ja sa lähed sinna, ma nii jõudsin, ma ütlesin mehele, ma ei lähe sinna ema-emanda juurde üksinda, et sa pead tulema sinna nagu kabineti kaasa, ma ei ole nõus seda nagu üksinda läbi tegema ja siis ta tuli kaasa ja siis see oli nagu, siis selles mõttes kõik oli korras, ma olingi ma olin võtnud seda foolapet ju rohkem, et kõik need asjad ikkagi nagu toimisid, seal oli veel mingisugused asjad, mis mulle juurde veel kirjutati, mis ma selle esimese trimestri pidi võtma ja kõike seda tegin. Ja see veel oli pooleli, selles mõttes seda pidi terve see esimesed 3 kuud tegema ja siis oli seal kõik korras niimoodi, et see arst veel viskas nagu veits nalja, ütles, et ma vaatan, kas siin on äkki teine veel ja siis mu mees pani käe sinna, ütles, et ärge teiega nalja. Üks korraga. Ühest väga piisab. Aga kas ravimid siis nagu selles suhtes ei toiminud, et nad ikkagi hood tulevad peale siis, et nad ei pruugi hoogusid ära võtta või see rasedus kuidagi on ekstra? Ta ikkagi paneb selle keha nagu selle stressi alla nagu pinge alla ja mul oli kohutavalt halb olla, ma tõesti nagu see iiveldus, ma ei tea, see oli ikka nagu õudne. Ma ei tea, tõesti no niimoodi, et ja mitte hommikul ma tegin igasugused asjad ära ja asi on isegi selles, kas sa sööd või söö, vahet pole niimoodi, et põhimõtteliselt päeval kell kukkus 3, siis ma olin alati kodus, siis olid kõik igasugused muud külmutatud asjad ja tegin hästi palju ristsõnu, sest et mul oli vaja nagu mõtteid kuskile nagu mujale panna, et ma ei mõtleks selle peale, et mul on paha olla. No see oli kuni rasedus lõpuni või? Ei, esimesed 3 kuud õnneks, niimoodi, et pärast oli mõnus. Ma ütlen, mu naisel oli esimestega oli see 9 kuud põhimõtteliselt kestis sama see toksikoos, mis selle asja nagu nimi ja siis ma nagu kõikidele, kellel see sama haigus siis põhimõtteliselt on või kellel selline sama nagu rasedus on, ma nagu müts maha sellepärast, et kui nagu jälle Evelin rääkis mulle lugusid, me elasime tol ajal seal uues maailmas ja siis sealt ei ole nagu, ma ei tea, 5-10 minutit on Pelgulinna sünnitusmaja sõita, eks ju. Ja siis, kui ta ütleb, et selle väikse jupi peale, selle, ma ei tea, 5-10 minuti peale on see, et 9 korda oksendab enne kui tilgutit alla nagu saab, see on nagu sõidab ja see on nii nagu juba süsteemis sees, et see lihtsalt nagu see protsess nagu toimib, et see on haige lihtsalt. Kuidas ta oli nõus, et nii palju sinule neid lapsi tegema? Ei tea. Täitsa ritsne. Mul naine käis 2 korda, õnneks viimase lapsega. Mul ta oli ka kellavärk, et nagu läks pahaks, aga 3 kuud sai mööda. Läinud. Kõik läinud ja viimase lapsega, kohe saab 3 kuud läbi, enam ei iivelda ja lõpuni. Õudne. Väga rets nagu. Peaaegu aasta. Siis on sul ei, paha olla. Ei, seal on nagu või mitu korda, ma ei tea. Sul mehel, aga lõpuks on lihtsalt nagu, et oi, sul oli ka halb kallis mees või? Ei, mul ei olnud. Mul nii kahju, et ma siin kõrval oksendan, et sul ka mees siin nii halb on olla. Ma proovin ikka tagasi ennast hoida rohkem. Aga mina ei oksendanud, ma lihtsalt nagu lihtsalt iiveldas ja see nagu otseselt midagi ei aita ja siis, kui ma lugesin, mõtlesin, et äkki see oksendamine aitab nagu siis, kui sa loed seal naistele, et see ei aita, see ei ole ju toidumürgitus ega mingi muu viirus, et see läheb paremaks siis. Pole vahet nagu. Ja see lihtsalt võib juurde teha seda pigem isegi, seda soovi. Aga okei, sul oli tuli hea uudis, hoolimata sellest hoost ja niimoodi, et jäi nii-öelda pidama ja siis sai temaks. Milline see beebimull siis oli nagu see kas see kukkumisest natuke juba mainisid meile, et kukkumine tuli, aga kuidas see nunnupallikesega koos seal oli siis see elukene läks edasi? Oli see sünnitus oli ka isegi võib öelda, et oli ikkagi roosa ja oli tore ja see esimesed 3 kuud beebiga on ka nimetavad ju 4. trimestriks ja oli ka tegelikult ma niimoodi tagasi vaates mõtlen, et tegelikult oli nagu mõnus, oli võõras selles mõttes, nagu et uus inimene ja nüüd siin tuleb ärgata ja nii edasi, aga selles mõttes oli nagu ikkagi mõnus. Ja kuniks enam ei olnud, kuniks siis mul endal
hakkas nagu, mul isegi mitte nagu niimoodi, et kohe peale sellest, et kui laps on 3-kuune, isegi mitte siis, see hakkas niimoodi tasapisi nagu minema, et mul oli pidevalt paha olla, mul iiveldas, ma ei tahtnud midagi süüa, ma nutsin suht palju, ma ei teagi, mis ma tahtsin hästi palju olla näiteks, ma ei tahtnud üksi kodus olla, see oli nagu kindel, mitte nagu, et mu ema ütles näiteks niimoodi, et no sa ei ole ju üksi, sa oled lapsega. Ma kindlalt ei taha temaga nagu nüüd üksinda kodus olla. Ma tahtsin, et keegi oleks veel. Et ma isegi mäletan seda nagu esimest päeva, kui mees ütles peale sünnitust, et no, et ta läheb nüüd tööle. Siis ma nagu mõtlesin, et see on normaalne, et ikka läheb ju tööle. Aga siis mul enda kuskil peas oli nagu, et oh my god, mis ma teen temaga siin nagu, et mis saab nagu, mis me tegema hakkame, kuidas see nagu välja näeb ikkagi ja kõik oli nii segane ja siis aina rohkem, mida aeg nagu edasi ja niimoodi. Ja siis mu sõbrannad nagu kõrvalt märkasid, et kui ma muidu selline ikkagi positiivne ja ma olin sellest ju beebimullist ja sellest ootusajast ja ma olin hästi nagu elevil ja niimoodi, kuni nagu ega raseduse lõpuni ma olin jumala chill ja kõik oli jumala mõnus nagu, siis nad vaatasid nagu, et huvitav, et nagu kuidagi jõule ei ootan, mida ma iga aasta alati ootan jõule ja olen nagu vähemalt sellest nagu excited, et nüüd ma saan ju lapsega jõulud ja nii tore ja ma olin sellest rääkinud, et ma seda ootan ja siis see mingi hetk oli nagu niimoodi, et noh, mu emotsioonid olid siuksed, ja siis ainult üks sõbranna, kes on ise, tal ei olnud siis last, aga ta on depressiooni põdenud, siis ta hakkas nagu jälgima mind veits teise pilguga, nagu vaatas, et midagi on nagu ikkagi nagu kummalist ja kuna ma rääkisin, et mul on paha olla ja siis aina rohkem see nagu süvenes niimoodi, et noh, ma ei tahtnud voodist enam püsti tulla ja siis aga kuniks ma käisin, kuna mul oli kõhus nagu nii-öelda paha olla, sa tunned seda kõhus, et sul iiveldab, sul ei ole söögiisust ja kindlasti mõtled, et noh, sul on siin nüüd mingi viirus on nagu. Esimesena sa lähed perearsti juurde ja mul iiveldab kogu aeg, et äkki on mingist, praegu ongi mingisugune viiruste periood. Okei. Ikka nagu tunnen, et iiveldab ja kõht valutab võib-olla ja niimoodi. Ja siis tehti ka mingisugused ultrahelid ja mis iganes asjad, et kõik on korras nagu. Vitamiinid ja kõik vereanalüüs, kõik on korras. Põletiku mitte kuskile, kõik on korras. Et võib kinnitada nagu. Ja sa ikka nagu oled niimoodi, et see, söögiisu ei ole ja et sa nagu iga päev oled niimoodi, et sul ei ole söögiisu lihtsalt. Aga tegelikult siis sul hakkab sellest juba, et sul on kõht tühi, siis sul hakkab juba sellest ka iiveldama. Ja siis tuleb see nutt peale. Ja ma tahtsin hästi tihti olla ema juures Tartus, et nad oleks nagu rohkem niimoodi, et ma ei oleks nagu üksinda, kui mees on nagu tööl, siis oli nagu, tundus nagu, et siin on siuke nagu tavaelu, ma olen nagu lapsega kodus, mees on tööl, tuleb õhtul koju, võiks normaalselt nagu jookseb enamustel inimestel. Siis ma tahtsin hästi palju käisin niimoodi, et mul tuli täitsa nagu ärevus sellest peale, kui ma pidin hakkama Tartust Tallinnasse sõitma, et ma jään nüüd jälle nagu lapsega üksinda koju. Mina ei mõistnud midagi, mees ei saanud midagi aru, jumala segadus, tekib nagu, mis mõttes nagu, et nüüd sa tahad olla nagu Tartus, vaata tema jaoks täiesti nagu mingi ulmena. Hakkasid nagu tõrjuma põhimõtteliselt küll, jah. Meest välja kirjutama. Otseselt ma nagu ju, ma tahtsin olla väga nagu selles mõttes perega koos, aga samal ajal tõrjusin ikkagi, jah. Ütlesin nagu, et ei, ja nii kui ma läksin Tartusse, mul tulid söömasööstud olid nagu siis. Ma läksin sinna, põhimõtteliselt sain lapse anda vanaemale ja enda õele, temaga toimetasid seal. Siis mul tekisid söömasööstud ja siis tuli kohutav igatsus ka ikkagi mehe järgi, siis ma sain talle nagu midagi kirjutada näiteks, et et ma ei tea, mul on nüüd rahulik näiteks olla või midagi ja kui väga ma teda armastan ja ma igatsen ja ma ei tea blablabla, mida iganes nagu. Ja siis mõtled, et mis päeval me koju tuleme, isegi see koju tuleku plaan nagu ajas mul juba nagu niimoodi, et ja siis ma ikka mitu korda niimoodi, et pead minema rongile ja nutad nagu, et ma ei saa juba see mõte sellest, et pean hakkama asju pakkima, siis on kohe tollel päeval alati süda paha, süüa ei taha, ei julgenudki midagi süüa ja siis ikkagi pidin vahepeal helistama mehele, et ma ei suuda vaata, sa nutad lihtsalt telefonis nagu, siis teinekord, eks ta oli selles mõttes arusaadavalt pettunud sellest, et ta pere ei tule koju, samal ajal ta tahab, et nagu ma oleksin normaalne ja stabiilne, sest ma olen lapsega koos.
et see nagu igatepidi ülikeeruline. Ülisegadus nagu väga-väga segane, sest ei saanudki aru nagu, kas ei saa nagu koos olla või milles küsimus. Naine läheb ära ja kirjutab, et ma igatsen. Aga tagasi ei taha tulla. Aga tagasi ei taha tulla. Ma mehena oleks, oot. Mis toimub? Asi, mis minus või? Nagu mis värk on, et nagu, kui ta minust eemal on, siis ta tunneb ennast hästi ja siis ta igatseb. Ma oleks praegu täiesti lost nagu. Arvatavasti oli tema ka vist, eks ju. Aga kas ühel hetkel siis sai konkreetsust juurde, kas said aru, mis sinuga toimub või mis hetkel? Kaua see periood kestis praegu? Kas kaua periood kestis ja millal ta siis lõppes, et kas sõbranna siis oli see, kes lõpuks sulle selle nagu andis selle teadmise, mis ju toimub? Niimoodi, et see periood kestis ikkagi, ikkagi mitu kuud nagu. Ja ma isegi ma ei mäleta. Seda kolmandat kuud hakkas see pull pihta. Ja siis hakkas see niimoodi tasapisi nagu niimoodi minema. Siis see sellised nagu kestis ja tegelikult niimoodi, et kui laps sai 7-kuuseks, siis tollel päeval oli mul selle psühhiaatri vastuvõtt. 7-kuuseks? Nii et 4 kuud hiljem põhimõtteliselt ütleme sellest, kui sul hakkas see episood pihta, okei. Ma nüüd seda 3 kuud ka päris niimoodi lukku nagu ei löö, et sealt võib-olla sealt võis niimoodi tasapisi nagu minna see vaikselt niimoodi. Aga siis ma sain niimoodi, et mu sõbranna ütles, et sul kindlalt on. Ma ei saanud niimoodi voodist nagu püsti tule, mul oli paha olla. Mu liivaldas on ju, siis mees toimetas lapsega, et mis saab, et kas sa tahad midagi muud süüa või mis iganes sa tahad, et ma ei tea, ma lähen toon seda või toda või mis sa tahad süüa. Ja ma tahan midagi nagu lihtsalt, ma ei saa püsti tulla nagu, siis läheb natukene aega, kus ma kogunen, siis kui ma saan aru nagu, et ta on samal lainel, ta tegeleb lapsega, et ma ei pea sinna teise tuppa minema, et see pinge läheb maha. Ja siis ma vaikselt niimoodi hakkasin, et tulen püsti nagu ja niimoodi, aga see oli väga raske voodist püsti tulla. Ma oleks tahtnud, kui mul last ei oleks olnud, võib-olla ma ei oleks siis seal nagu selles depressioonis, aga niimoodi, et oleks mõnus olnud kardinad ette ja tekk üle pea seal olla lihtsalt. Ja seal mu sõbranna oli niimoodi ja ta ütles, et kindlalt, ma isegi nagu, ma ei suutnud talle nagu öelda, et ma ei tea, et ma ei olnud selles, et ma nüüd hakkan otsima mingisugust arsti, vaata, kelle juurde minna. Ta ütles lihtsalt, anna oma isikuga, et panen sulle aja ära. Ja ta tegi need kõik niimoodi, et ütles, et tead, sul on isegi läbi Zoomi, tuleb sul, sa ei pea kuskil minema, teed arvuti lahti, teed selle kõne ära ja veel isegi mingi test saadet enne meili peale, mille pead ära tegema, siis sealt kohe tuleb see vastus ka, et oli mitte sügav depressioon, aga ja rohelises ei olnud, oli seal juba kollane, oranž, midagi, mingid värvid olid seal siis, et on depressioon ja siis väga ei osanud midagi arvata nagu selles mõttes nagu depressioonist. Mõnes mõttes oli hea tunne, et seda sul päriselt seal kõhus ei olegi midagi viga. Selle võrra oli nagu kergem ja siis, kui said endale need antidepressandid peale, siis läks ka ikkagi aega, kuni need hakkavad mõjuma. Ja seal on ikka kuu võib isegi olla vist või? Jah, et kuni need hakkavad päriselt, aga alguses sa hakkad enda keha ju harjutama nendega, see võttis juba mingi nädala seal, et siis said olla niimoodi. Sest hakkasin nagu vaikselt sööma ja niimoodi, et mul ei olnud neid nagu sööstusid, sellist asju nagu ei olnud. Et mul hakkasin nagu rahulikult ikkagi ärevus läks maha, jah. Sõbrannale ikkagi ka nagu viis pihku, et igal naisel võiks selline sõbrannal, igal mehel võiks selline sõber kõrval olema, kes päriselt nagu märkab ja oskab nagu aidata, sest selle sees, nagu sa ise ka praegu väga selgeks tegid, sa ise ei oska ennast vaadata, aidata. Isegi su partner kõrval, su mees, kõige lähem inimene ei pruugi aru saada ega nagu märgata. Ja süüditusjärgset depressiooni ka, et oleme siin võib-olla podcastis ka seda maininud, aga 20% on see enam-vähem keskeltläbi, mis diagnoositakse. Mis diagnoositakse? Jah, ehk siis kui palju on tegelikult seda nagu rohkem, mida ei diagnoosita. Meestel ka, muidu 10% on täitsa, aga meestel tuleb seda, mis on, kuna fantoomrasedusi on ka meestel, eks ju, on arusaadav ka, et sünnitusjärgset depressiooni kogevad ka nagu mehed. Aga seda diagnoosimine on ikka oluliselt veel madalamal kui naistel. Et seda nagu märgata, näha,
päriselt abi otsida, sellepärast sealt ei oleks muud moodi sealt august välja saanud, kui seda abi ei oleks otsinud. Kui see brann ei oleks, kui see auk oleks sügavamaks läinud, oleks arvatavasti veel rohkem hävitanud nagu suhet sind nagu emana, suhet lapsega, et see on nagu väga hea, et sa sealt välja said. No minu kaasal ilmselt oli ka peale 3. last oli sünnitusjärgne depressioon, sest oli ka väga keeruline teda saada voodist üles. Tekkisid ärevushäired ka, ta arvas, et ta hakkab nagu maha surema. Ja õnneks talle aitas see, et kui ta oli lõpuni nagu läinud, MRT-d ka ära teinud, et tal ei olegi peas mitte midagi, et see võib olla niisugune asi nagu ärevushäire ja siis okei, ma olen nüüd kõik ära kontrollinud, ju siis on, siis kui tekkis see teadlikkus, ala nagu sul see, et mul võib depressioon olla, et siis see nagu nii-öelda rahustas teda ka maha, et kuule, see on nagu psühholoogiline. Aga mina sellel hetkel, mäletan väga hästi seda kohta, kus mul on 2 väikest last ja nüüd on see 3. imika ja mul naine ei tule magamistoast välja. Täitsa pekkis oli, aga ma performisin ära, sest ma sain mehena võtta tegelikult vastutuse täiel ulatusel. Sul pole midagi teha nagu? Jah, siiski ühtepidi mul midagi teha, aga ma tegin seda ära. Kas sa oled oma mehega rääkinud, mis tunne talle oli? Sest praegusel hetkel ma näen seda, et sa läksid ema juurde ja mehena nagu, mehel on täielik segadus, mu naine läheb, võtab, otsib sealt kohast seda abi. Ma tahaks äkki mehena tegelikult hoopis hoida, ma tahaks tegelikult seda last hoida, ma tahaks tegelikult oma naist kaitsta, tahaks olla mees siin kõrval. Kas sa olete ka rääkinud ka sellest, et kuidas tema selle perioodi nagu ja sa mõtled, sa otsid pigem nagu ema tuge kui mehe tuge? Mehena näiteks ma oleks tundnud, et mis asja, ma ei oleks elu seeski läinud oma ämma juurde või öelnud, et jah, oli küll neid päeva, kus ma ütlesin, et palun tule aita mul natukene siit mingit korda luua, aga ma ei oleks nagu nii-öelda võib-olla seda suutnud vastu võtta, et mul naine oleks nagu nii-öelda öelnud, et lähme kolime sinna ämma juurde nüüd mõneks ajaks. Kohe lähme saatega edasi, aga tahame öelda suur aitäh Ecoshile, kes aitab seda saadet teieni tuua, kes toodab toidulisandeid, vitamiine ja meil on ka sooduskood PAPSIT20, mis annab Ecoshi e-poes 20% soodustust, nii et saate oma tervist turgutada. Eriti siin pimendamal ajal ja siin kevadvesimusega võistlemiseks eriti hea. Siin magneesiumit on kõigil vaja, mis sul siin käes on? Jaa, kuule, mehele kingituseks mehevägi, super asi ja ja liigese kompleks. Kristo andis mul sellepärast kätte, et ikka peab manust rõhutama. Aga kui sa juba seal Ecos e-poes surfad ja sul brauser lahti on, siis kiika meie kodulehele ka papsit.ee, et oma lähisuhted ikka ägedamaks ja vingemaks viia, sest meil on seal terve hunnik ägedaid koolitusi ning ka kutsu külla rubriik. Ja nii, et kutsume külla, et tuleme sulle ettevõttesse kollektiivile ka mõnusat jutustama, kuidas lähisuhted paremaks viia või siis näiteks vaimset tervist hoida. Nii et kutsume külla ka. Aga nüüd läheme saatega edasi. No see oli talle ikkagi kohutav pettumus. See, nagu arusaadavalt, et siin ei olegi nagu mingit samal ajal püüdsin mina nagu selgitada enda nagu tundeid on ju, mida ma tunnen, aga ema juurde minekuga on, mis sõitis sisse nagu sellesse paari suhtesse ja lapse saamine paneb paljud peremustrid nagu nii-öelda käivituma. Siis kuna mul isa ei ole olnud, siis mul nagu praegu siis teraapias tegeledes sellega, mul sõitis sisse see, et mees ongi nagu cut-off. Polegi vaja? Jah, et lähed ema juurde ja see ongi su relax koht ja selles mõttes, et ja sellega nagu peab tegelemine ikkagi nagu käib siiani. Ma enam sinna, selles mõttes ma olen nüüd ikkagi valinud, et ma olen kodus ja ma saan sellega hakkama, laps saab 3 on ju, aga ikkagi see tegi oma töö nagu juba seal ära alguses, kui ma ei valinud ju oma meest ja ma läksin nagu ema juurde ja see käivitas lihtsalt see lapse sünd, see kõik käivitas nagu need mustrid. Sa ei ütle seda nagu teadlikult ju, ma saan ju aru, et mul on mees ja ma tahan pere ja mul on nagu vanaema ja vanaisa näol on see eeskuju ikkagi niimoodi. Mustrid on tugevamad kui meie ja see lihtsalt nagu, see läks käima ja nagu niimoodi ja see, sa tahad valida, et ja ma olen kodus ja me tahtsime last ja me oleme siin ja ma olen sinuga ja sina mees aitab on lapsega olla ja me oleme üksteisele toeks nagu ärevus on lihtsalt nii suur, et sa ei saa sellele mitte midagi vastu teha nagu.
see on äge, et selle välja tõid, et mustrid on lihtsalt nagu tugevamad ja lihtsalt sõidavad üle, nii-öelda kirjutavad su lihtsalt üle kõik su soovid või tahtmised või mõistusega, mis sa suudad mõelda ja lihtsalt oled ikkagi seal ema juures, oled nagu oma meest tõrjunud ja tegelikult teed suhtele karuteen, eks ju. Ja ma olen nagu teraapias selles mõttes ka seda taibanud ja näinud, et me terapeutiga rääkinud, kui me oleme mustri sees, siis me ei tea, et me oleme mustri sees. Mida teevad terapeudid, siis miks me siin Kristoga söögi alla, söögi peale soovitame tegelikult seda, terapeut korra annab sulle uue vaatevinkli, sa oled justkui nagu kärbes seinal, kes näeb iseenda elu ja siis sa näed ka mustrit väljapoolt, ehk siis ta tõstab sind korra sealt välja ja siis on võimalik seda mustrit väljapoolt jälgida ja sa tekib teadlikkus, et oh my god, ma olen mustris. Ja see on nii ilus, et sa tegelikult ka selle välja tood, et minu teada see laste saamine on ülivajalik just nimelt paarisuhte kasvamiseks. Et tõepoolest, sul on esiteks need väsimused ja kõik muud asjad, et ja need perekonnamustrid tulevad väga kiiresti välja sealt, kus kohast me pärit oleme ja mismoodi nad neid kannavad. Et see on üks väga suur suhte kasvatamise koht, just nimelt emadus, isadus. Ja see paneb päriselt proovile. Ja pani ka teid, eks ju, proovile. Kui see sünnitusjärgse depressiooni nii-öelda see diagnoos tuli või depressiooni diagnoos tuli, kas see tegi kuidagi lihtsamaks seda paarisuhet, et mees mõistis sind paremini või ta endiselt ei saanud aru, et missugu toimub või kui ta ise selle sees ei ole? No veits ikka selles mõttes tuli võib-olla lihtsalt see selgus nagu, et praegu on nii, aga me ikkagi pidime minema teraapiasse, on ju. Noh, sinna läksime ikkagist, ma arvan, et kas ikkagi selles mõttes me ootasime teraapiaga nagu võib-olla liiga kaua, aga kui mulle diagnoos pandi ära tegelikult ja siis ma arvan, ja laps ei olnud, ta ei olnud aastane kindlasti veel ja siis me läksime sinna teraapiasse ja siis ma ütlesin kohe ära nagu, et mulle pandi just mul on depressiooni diagnoos, siis ütleb terapeut ju kohe, et kogu fookus läheb praegu sellele, et see depressioon nagu, et siin ei hakka nagu vaata mingit paarisuhetega midagi nagu kasvatama. Ja, sul ei ole nagu ressurssi selle jaoks? Ei ole, et praegu on vaja nagu ja siis saigi nagu selles mõttes, seal sai nüüd küll see selgeks, et okei, siis ma võisin olla siis ema juures, mu mees mõistis mind, me sõitsime siis nagu liiga palju nagu Tallinna-Tartu vahet ja niimoodi, et tuleks see ressurss nagu, et lihtsalt oli vaja sellega tegeleda. Samal ajal käisin ikkagi nagu teraapias ja vahepeal tuli ka siis vaata, kui läheb nagu, mida kunagi ei tohiks teha, ma ei soovita, aga kui läheb nagu heaks, siis jätad selle teraapia nagu ära, sa mõtled, et on nagu kõik on okei ju, saame jumala hästi läbi, mul on jumala hea olla, kõik on jumala mõnus ja meil ei ole vaja käia seal nagu mingi 2 korra või 2 kuus või midagi, et või nädalas isegi, et pole vaja kuniks see jälle midagi läheb nagu lappesse, sest et tegelikult on ju mingid asjad sealt tagant tegemata. Ehk siis tuleb ikkagi nagu järjepidevalt nagu ära teha. Tegelesid enda selle depressiooni osaga, eks ju, ja see et suhe siis, kas võib öelda niimoodi, et ta tegelikult selle lapse sünniga läks, aga et ka edasi ta süvenenult läks siis rohkem kriisi. Et see suhe tegelikult oli siuke allakäiguspiraal, mis järjest tegelikult käis ja kuna sa pidid endaga rohkem tegelema kui suhtega, siis te üksteisest põhimõtteliselt kaugenesite ka selle nagu protsessi käigus. Ehk siis suhe oli pandud nii-öelda pausi peale, mida juhtub ka ilma depressioonita, mida väga palju tehakse, aga teil oli veel nagu siuke ekstra klass siis juures seal, et oli depressiooni diagnoos veel juures. Kas ühel hetkel oli midagi sellist ka, et sa tundsidki, et nagu või su mees tundis või tundsite mõlemad, et see suhe nagu ongi, et see ei olegi enam suhet või et see suhe on nagu läbi? Ja, me tundsime ikkagi nagu teineteist lapsevanematena, mitte partneritena. Et me nagu vahetasime, meil oli mingi infovahetus on ju, ala minul oli seal ikka veel seda, et ma olen Tartusse ja kui tuli näiteks mingi pingeline olukord on ju, kui midagi öelda, siis mul oli kohe Tartusse? Ma lähen Tartusse ja see oli väga suur tüliallikas. Mine pekki, kuidas mul tõmbaks selline nagu käima, arvestades seda, et jah, kui nagu lihtsalt kirjutaks välja, et su tülide lahendus on see, et nagu naine pakib kohvrid ja läheb minema nagu, mis tunnet see tekitab huvitav nagu, eriti mul, kellel nagu siuke kergelt nagu ärevust on nagu sees, eks ju, et see ei ole tore vastu võtta. Ei ole. Okei. Ja siis, aga see kestis, kas ühel hetkel oli siis see ka, et sa pakkisid nagu päriselt kohvrid kokku ja läksid kodus minema? Jah, see oli eelmise aasta suve lõpus, siis oli ikka niimoodi, et Laps oli mingi 1,5 siis umbes nii või? Ei, ta oli 2,5. 2,5, okei. Siis pinge oli juba nagu nii kõrgel nagu
teineteise vahel, et noh, see ei saa nagu olla, noh, ükskõik, kui sa midagi räägid, sulle nagunii ei meeldi, mis ta räägib, nagu mingi, noh, mida iganes, seal ei olnud nagu mitte midagi head meie nagu vestlusest, me ei saanudki vestelda selles mõttes. Kommunikatsiooni ei olnud põhimõtteliselt. Üksteise mõistmist, mingit, et oleme nagu kokku. Pigem pussitamine. Pigem jah. Okay. Pigem siuke, et nagu mina ei mõistnud teda, tema ei mõistnud mind, et see oli nagu täielik nagu, noh, see oli ikkagi nagu kaos oli seal. 2,5 aastat. Sellel aja jooksul nagu emotsionaalselt füüsilist lähedust. No seal oli nagu niimoodi, et oli ikkagi paremaid hetki ka, nagu noh, ma ütlesin, et kui seal vahepeal ju läheb paremaks, on ju, siis jäävad need teraapiad ära, on tore, saame nagu läbi, on ju. Ja siis see läheb nagu järjest ikkagi läheb nagu niimoodi jälle nagu allapoole. Et ei ole mitte see, et sohe läheb pidevalt nagu ülesmäega vaikselt oma langustega, ta tegi vaid on nagu ikkagi siksakki oli ja. Nagu niimoodi ja siis isegi nagu suunaga allapoole, sest lõpuks oli ikkagi niimoodi, et tavaina, me lähme nüüd, oleme Tartus nagu, et lihtsalt, et vajad pausi, mis oli nagu, ma ise ka ei teadnud, mis tähendab see, et ma vajan pausi. Tema ei teadnud, mis see tähendab, et sa tahad pausi, et mis nagu saab nüüd praegu. Ja siis ma lihtsalt olin seal, mis see nagu Tartus on ju, ega siis see nagu kujutad seda ette elu nagu selliselt, et ma oleks läinud täiega mustrisse, esiteks kolinud kindlasti nagu Tartusse siis, oleks hakanud last jagama sellised, mis mulle ka nagu ei meeldi nagu juba nagu piltlikult öeldes siis see, et hakkame nagu last jagama, aga kui see suhe on nagu ikka kriisis, siis sa lõpuks saad aru, et nagu lapsel ju peab olema okei, vanemad peavad olema normaalselt läbi saama, ise ennast hästi tundma, et kui me koos ei saa olla, siis me peame ju olema siis eraldi nagu vähemalt, et me oleme nagu lapse jaoks nagu rõõmsad. Ja siis me samal ajal suhtlesime ikka kogu aeg, me lihtsalt ei saanud nagu kodus olla, me saatsime kirju, meie meili vahetused võivad olla mingi sellised nagu kirjad, hästi hea nagu saata, vaata kõik emotsioonid välja kirjutada ja nii edasi, mis sa ootad, mis sa tunned ja kõik nagu see oli selles mõttes selline positiivne pool, ütleme isegi. See oli ikkagi positiivne pool, selles mõttes, et meil ei olnud nagu sellist mingit cut-offi, et ma ei tea. Sotsiaalset distantsi ei olnud? Ei, seda nagu ei olnud ja, et me nüüd ei räägi. Ikka, me tegime videokõnesid ja ikkagi ju laps ju selles mõttes videokõnes näitasime, näed, helistame issile, helistame emmele, mida iganes, et see oli nagu ja siis hakkas ka ikkagi, tema sõitis ka siis vahepeal Tartusse lihtsalt võtmaks last, vaata, veeta temaga ise nädalavahetus. Et olla, siis ma sain nagu päriselt olla nagu terve nädalavahetus ilma lapseta. See oli üliäge. Mul ei olnud niimoodi nagu olnud. See oli üliäge nagu. Ja tal oli ütles ka, et tal oli nii äge nagu olla lihtsalt lapsega koos. Ja pani ka tähele seda, et laps on oluliselt rahulikum, kui me oleme siis, kas mina olin lapsega, on laps rahulikum, või siis oli tema lapsega, on laps rahulikum. Aga kui me olime kõik koos, siis laps oli ka nagu mega siuke, ta oli nagu ärev, sest et meil ei olnud nagu kõik okei. Ehk siis selliselt oli see nagu niimoodi manageeritud päris okeilt, võib siis öelda. Aga siis ikkagi see Tartusse passimine tundus ka nagu siuke, et kaua sa seal istud nagu, mis saab saadame neid meile. Mis see paus tähendab nüüd, eks ju? Mis see nagu järgmine samm on? Minu jaoks oli ka nagu ikkagi, et justkui nagu tahtsin mingit pausi, aga samas on ikkagi segane, et mis see nagu kaus passid seal nagu, ja siis mu ema nagu lõpuks ütles, et ma ei saa aru nagu, et mine ära koju, et mis sa nagu, see on jumala mõttetu nagu, et mis sa istud vaata siin. Ma ütlesin, ei, ma pean ikka mõtlema, mida sa mõtled, nagu mine koju ära. Siis mõtlesin, ma ei tea, et pärast lähme ikka nagu mingi pinge koha pealt, lähed nagu koju. Selles mõttes, et nagu meie vanemad on küll nagu niimoodi, et miski pinge koha pealt lihtsalt mine ära koju, vaata. See istumine siin ei tähenda nagu mitte midagi, see on jumal mõttetu, lähed sinna ja siis umbes, siis tulevad vaata tema kohad vaata tulevad esile. Lõpuks oled sa üldse perest ilma ja siis on üldse võib-olla uus naine juba seal, kui sina sinna jõuad üks päev. Tõenäosus on olemas. Ja nagu kõike võib olla, on ju. Et ühesõnaga, aga ma ei kartnud näiteks seda üldse. Ma ei kartnud nagu üldse seda, et nüüd, et meil on mingi paus, siis ma ei tea, see on väga nagu kummaline tegelikult. Aga... Ei no iseseisev naine ikkagi ja saad nagu hakkama ja... Sa olid teilt suhtest ennast juba ju ka mõnes mõttes nagu välja kirjutanud, et sa oled see, et okei, ma saan üksinda hakkama. Sa olid ka testinud seda... Ainult ema najale olin ennast kirjutanud. No jah, aga sul on see turvavõrk on nii-öelda olemas, kuhu ennast kirjutada jällegi, eks. Et sa ei kartnud seda sellepärast, sul on alati see turvasadam on olemas. Sa saad üksinda hakkama, see on ema, eks ju, kes sind nagu toetab, et see oli nagu see nagu plaan B oli alati nagu peas valmis mõeldud. Aga see paus siis, et siis sa
ema toel põhimõtteliselt ema mahitsustel nagu Ema viskas välja. Ema viskas välja. mine, tütar, kas sa saad koju tagasi? Mine koju. Ja no siis läksin kohe järgmine päev, olin juba Oli bussi peal, et tavaina. Ja olgu Lähen siis. ära koju, vaatame, mis saab siis. Ega siis selles mõttes, et ega mis seal kohe nagu... Aga mis siis sai? Siis tuli jälle teraapia, siis me saime aru, Baariteraapias käisite? Baariteraapias ja siis me saime aru, et meile see üks terapeut tegelikult ei sobigi, mis võib ka nagu ette tulla. See on hea, et selle toob nagu kirjutab, ka vahepeal soovitakse ka meie käest ka nagu mingi kontaktasju, noh, nagu kui me teame inimest, siis me oleme ikka nagu jaganud, muidu nagu on keeruline jagada, eks, sest ei tea inimese lugu. Aga et üks asi, mis me küll alati ütleme, on see, et nagu, noh, peadki erinevad proovima. Sa ei tea mitte kunagi, sellepärast, et sul pole väga, ise ka ju käinud, nagu tunnustatud terapeut, nagu väga kõrgelt hinnatud ja lihtsalt nagu mitte mingit seda resoneerumist ei ole, nagu lihtsalt ei sobi inimene ja siis sa võtadki nagu teise ja ongi, aitab sind, pakib ilusasti sind lahti ära, paneb kokku tagasi, et see on, peab testima ja ei tasu püssi põõtsasse visata, kui esimene ei toimi. Jah, aga selle me testisime nagu selliselt, et käisime ikka veel selle juures, kes meile ei meeldi, siis saame aru, et jumala nagu mõtet on, et ei tule nagu mingeid nagu sa käid esiteks selle alguses päris pikalt sellest lihtsalt rääkimas, mis nagu olukorras sa oled ju, et üldse saaks aimu, on ju. Aga siis ei tule mingit kodust üles, no mitte midagi ei tule, jälle 1,5 tundi möödas, noh, nii palju, kui ta maksab, on ju, jälle minema, uus aeg ja niimoodi, et tundus nagu niimoodi, et lõpuks oli see, et kuidagi ei viitsinud nagu minna enam. Ei viitsinud minna, siis oli jälle see periood, et okay, meil on omavahel okei, et laseme nagu selle pealt praegult, et on okei. Kuniks aasta lõpp oli nagu selline, kus kuidagi sellised muutused olid, et ühesõnaga päriselt said ikka tassid nagu täiesti nagu ajas üle nagu kõik see, et midagi ei sobi, noh, mulle ei sobi, talle ei sobi ja mees, kes aasta lõpus reisil, ta sai nagu hästi nagu, ta sai nagu omaette olla, omaette mõtetega ja nii edasi on, siis ta sai aru, et no kõik on täiega pekkis. Et kõik on täiega pekkis ja siis aasta alguses oli ikkagi täiesti selline päev, et kuuled, et nüüd on nagu päriselt kõik. Noh, et enam midagi ei tule. Me nagu rääkisime üksteisega lihtsalt nii halvasti nagu selles mõttes, et kas, ma ei tea, kas me üldse ei rääkinud või siis oli ainult midagi nagu halba öelda ja siis kõik oli nagu, noh, see ei tõotanud küll nagu mingisugust nagu tulevikku. Ja siis oli selline nagu, see oli hirmus tunne see nagu välja öelda. Mina ei ütlen seda välja. Mees ütles mulle, et nagu nüüd on nagu kõik, et ma aitan nagu sind, vaata, kus te elate ja nii edasi, et ma aitan, et või kui tahad ema juurde minna, et tema koht oli see, et nagu tahad ema juurde nagu nii minna. Ja siis oli selline, siis mul oli selline hetk, kus ma sain nagu panniga vastu pead. Mul läkski jälle ikkagi mingi siuke nädalavahetus, kus mees võttis lapse ja sõitsid Hiiumaale ja mulle sõitis Pärnust sõbranna külla, mis jumal tänatud nagu sõbrannade eest päriselt, kes tulevad niimoodi külla ja siis ta ütles mulle niimoodi, et Kätlin, et sa tahtsid nagu pere, et sa said pere, et sul nagu on see tegelikult. Ja siis sa tahad minna sinna nagu ema juurde. Nagu lihtsalt ütles, et tead, sa täiega nagu mustris kahjuks nagu ütles sellele välja, ütles niimoodi, et tead, et see lihtsalt kõik läheb samamoodi. Sa kolid sinna Tartusse, siis te elate seal kõik nagu üks vanaema elab sul seal lähestiku, su ema elab seal lähestiku, sa elad sina seal lähestiku ja siis te olete kõik seal nagu koos, kellelegi pole meest. Et te olete seal niimoodi, kasvatate kõik üksinda oma tütreid. Et oli siuke hetk ja ma olin täiega šokis nagu ikkagi sellest. Ma sain aru küll, et mingid mustrid on käivitunud ja niimoodi, aga et see nagu päriselt, et see pilt ongi nagu selline ja siis ma tundsin seda tunnet, kus ma nagu tõusen ise nagu sinna enda peremustri peale ja vaatan seda pealt vaates, et oh my god, ongi nii. Et see tuleb nagu, see taipamine oli nagu nii hull. See oli nagu selline nagu, et issand jumal, et ma olen terve elu ikkagi niimoodi olnud, et ma midagi on, ma lähen emme juurde ja niimoodi käida nagu ja olekski niimoodi nagu läinud
ja mu mees oli jumala nagu noh, ta oli valmis ikkagi, et me päriselt see lõpeb ära nagu siin, et siin ei ole enam. No kuskil on piir, eks ju, kaua see vastu muidugi, jaa, absoluutselt, et see nagu ükskõik kui kurb see ka ei oleks, aga nagu selles mõttes ei ole normaalne ka. Ja siis ma pidin ikkagi seal jällegi mingi 2 päeva mõtlema on ju ja lihtsalt nagu taipama ja mida ma ütlen talle, mida ma nagu edastan talle seda nagu, aga kui ma edastasin talle selle ära, et ma saan aru, et ma olen mustris ja et ma nagu tõmbab nagu siin, et ma ei oska nagu teistmoodi nagu olla niimoodi, et ma nagu toetun nüüd sinule. Siis ta sai nagu aru, et see pilt nagu, et see noh, et see jookseb ikka kokku, et ta saab aru, et me oleme nagu nüüd küll õigel teel. Ja siis ma läksin ikkagi uuesti teraapiasse ja ma läksin lihtsalt üksinda, et tegelemaks selle oma mustriga. Lihtsalt iseendaga tegelemaks sellega ja see on mega lahe. Nagu see mõjutab nagu seda samal ajal sa pead ikkagi vaata seda paarisuhet ka nagu noh, tugevdama on ju, et sa pead niimoodi, et nüüd me lähme nagu koos ka, et kui sa nagu ühte poolt sealt hakkad nagu sealt ema poole mustrist nagu ära tulema, siis sa pead samal ajal ikkagi toitma nagu seda, kuidas see paarisuhe nagu läheb. Et no ma ei ütle praegu, et me ei ole oma teekonna nagu seal lõpus, selles mõttes, et me oleks nagu jõudnud nagu kuhugile, et aga me ikkagi oleme jõudnud suure kohani selle taipamiseni, et mina ise taipasin, et ma selles mõttes nagu küll sõbranna abiga ja kõik see, aga et mulle endale jõudis päriselt kohale, et kuidas see nagu mõjutab mind, kuidas see mõjutab meie suhet ja nii edasi ja siis kuidas see mõjutab mu tulevikku näiteks, et kuidas, milline mu elu siis nagu välja näeb, et võisin ju vaadata mustrite pealt ja niimoodi see mul ei sobinud, et siis et see oli nagu siuke kõige suurem nagu selline taipamise koht. Lõpuks ikka tahad ikka läbi korraliku valu, päriselt läbi lahti laskmises. Sinu mees lasi päriselt lahti. Sinu mees tegi selle otsuse ja ütles, et nüüd on kõik. Et ta põhimõtteliselt nagu, ta päriselt ikkagist nagu noh, lõi mulle panniga pähe. Ja said ikkagi korraliku taipamise. See on nagu lahe koht ka, et sa läksid nagu nii-öelda iseendaga tegelema. Ma mäletan enda seda üht suuremat kriisi, kus me siis naisega jõudsime teraapiasse ja ma küsisin terapeudi käest, miks ma teen nii, nagu ma teen, miks ma täitun nagu nii-öelda mu enda isa. Ja ka saime aru, et selles kriisis ei ole ainult üksipäini mina selle osaline, vaid on ka minu naine osaline ja mu naine läks teraapiasse. Käisime ise ennem 5 teraapiat üksipäini läbi, et aru saada, miks me siia kohta jõudsime, kuni me lõpuks läksime koos. Ja siis terapeut ütles, et suurepärane, et te niisugust tööd tegite, sellepärast, et ei olekski meid koos üldse vastu võtnud. Ja siis alles me saime nagu nii-öelda kahekesi sinna minna ja selles paari suhte nagu nii-öelda vaadata. Kuhu me jõuame, miks me jõuame? Ja äge on see ka, et sa seda lugud jagad siin nagu ütleme siis nagu loo keskel ja nagu noh, et kõigile ka, et tegelikult nagu ükski paarisuhe valmis nagu nii ei saa vaata. Ja see, kui te olete juba lapsevanemad, olete nagu nii elu lõpuni koos ja see, kuna paarisuhe valmis, siis ongi see, et noh, seal ongi need tõusud, langused, seal ongi see töö, seal ongi need taipamised üksteise kohta, seal ongi see panustamine iseendasse ja see, et sa võtsid iseenda ette ja saad aru, et okei, iseendast tehti hakkabki kogu selle asja muutmine, üliäge, et see protsess niimoodi on nagu käinud ja nagu läinud sul. Ja et sa siin oled ka ja jagad seda. Terapeut on ka praegu öelnud, et kuna me räägime seal nagu peremustrites, siis niimoodi, et mis on mul nagu isaliini pidi tuleb nagu, et siis seal mul vanaisa on nagu megad eeskujud, nad on seal mingi 50+ aastat abielus olnud, et see nagu on mingi pilt ees ka, kuhu tahad nagu jõuda ikkagist. Et nemad on nagu ülinunnud koos, et nagu lihtsalt on nagu nii hea vaadata seda. Et ja sa ka nagu, et kui ma olen nagu vanaemaga rääkinud näiteks mingist niimoodi, et täitsa nagu saime kohvikusse, et lähme räägime naiste jutte, vaata, siis või räägid, et mis mured nagu on ja niimoodi, siis ta nagu ütles nii nagu mõnusasti, et ega meil vanaisaga ei ole ka nagu kõik olnud niimoodi, et noh, ikka tuleb neid nagu ette, ja siis sa tead, et sa tahad olla nagu koos ja mis teid nagu seob, et sellest juba piisab, kui sa tahad olla nagu koos ja siis sa lihtsalt liigud nagu koos selle suunas. Kas teekonnal ma tean, et te võtsite tegelikult, tegite ka igasuguseid drastilisi meetodeid, käisite, ma teadsin nõia juures lausa vaatamas, mis see protsessis oli, räägi sellest ka. See oligi siis, kui
ma sealt suve lõpus koju ära tulin nagu. Kui tagasi koju tulid? Ja, mõtlesime, et davai, lähme davai, proovime kõike nagu. Kõik variandid. Mis see nõid nagu ütleb, on ju. Siis sinna me läksime niimoodi, et me ei öelnud, et me oleme nagu koos ja me läksime nagu, üks läks enne, teine pärast. Siis ta ütles, et me ei tule nagu midagi, et Te ei ole kokku loodud? Me ei ole kokku loodud, et mul võib mingi tänava pealt suvaline Mart tulla ja tal võib ka, peab hoopis mingi teine naine olema niimoodi. Ei tea, et selles mõttes, et Oota, aga te tulite ära, vaatasite mõlemad saite selle nagu info ja siis kas kuidagi oli siuke tekkis nagu väike selline nagu teeme vastupidi või ja, nagu... Ja kusjuures see nõid ütles mulle niimoodi, et mina veits nagu läksin veits nagu sellise tundega, et ma läheks nagu terapeudi juurde vaata, et ma nagu veits liiga palju infot andsin nagu ette. No mees ei andnud mingit infot ette, mina nagu hakkasin kohe räägima mingi Tallinn-Tartu, ma arvasin, et linnas on asi vaata. Ja siis see nõid ütles mulle, et sa ei saagi elada Tallinnas. Et see nagu ei sobi sulle, see elamaks siin. Ja siis me koju läksime, me mõlemad lindistasime, õhtul panime lapse magama, kuulasime seda, aga mõlemad tulime ära niimoodi, et mitte rõõmsana, aga sealt välja vaid istusime autos niimoodi, et mis ta siis sulle nagu, ma ütlesin, et ei tule midagi, siis ta ütleb, ei tule midagi. Siis sõitsime niimoodi koju ja selle tundega nagu olime, kes siis ta veel küsis mu käest, et hakkad kohe asju pakkima või? Ma ütlesin, et ei ilmselt kohe ei hakka, et kuulame need lindistused ära ja vaatame siis, ja siis kuulad seda, on ju, et okei, siis ta ütles mulle, et kurat, sa rääkisid nii palju infot ette, mis see ei ole ju terapeut, kelle siis sa öelda talle, et sa ei taha Tallinnas elada, sa tahad Tartus elada, vaata. Ja mul oli, ma arvasin ka vahepeal seda, et mul on see, et mulle ei meeldi Tallinn nagu. Mulle ei meeldi Tallinn ja hakkasin nagu seda jaurama, et mulle nagu siin ei meeldi, et kolime Tartusse. Ja siis ma esitasin nagu, et kas sa tahad öelda, et kui me nüüd kolime Tartusse, siis meie suhe muutub nagu üliheaks niimoodi. Ja ma olin nagu kindla vees, et nagu ja, asi on linnas. Asi ei ole never linnas. Siis mõtled, et issand, inimesed ju võivad minna kuskile kuhu iganes oma perega nagu ei ole kunagi linnas, et kui kellelgi peaks olema selline nagu seis, siis kodu on seal, kus on mulle meeldib see, nagu seal on alati, ei tea ju vaata, et äkki see nõid rääkis nagu täpselt seda, mida oli vaja nagu kuulda, vaata, et tekiks selline nagu sportlik viha, vaata, et natukene see, et oota, mis mõttes, et mis mõttes me ei sobi kokku, oota, ma sulle veel näitan, et me ei sobi kokku nagu vaata. Veits ikka nagu seda, et... Ma ütlen ausalt, et mind on siuksed inimesed elus väga kõvasti edasi viinud. Kirjandusõpetaja ütles, et kuule pilt, et sa ikkagi sündinud düsgraafik, et mine arene kuskile, hakka katlekütleks. Ma veel näitan sulle. Kõik on võimalik, kirjutasin raamatu. No abi on vaja, kes vead ära parandaks. Tõmbas kohe niimoodi käima. Aitäh sulle. Ja pigem oli meil ka nagu see, et okei, ütles nii, ütles mõtled nagu läbi oma need ja siis mõtled, mis asja, pani okei oma neid kive või mis asju nagu, aga meie paneme selle tööle nagu, et nagu no matter what, nagu, et ikkagi nagu ei saa niimoodi olla, Ei, see oli äge siuke ma väga tahaks Kätlin su mehega saadet teha, ma täitsa huvitav praegu. Ma väga huvitatud olen praegu, et kuidas pagan nagu ikkagi selles mõttes, et ikka peab sind päris kõvasti armastama, mul niisugune tunne on, et siis need kohad, kus läbi minna mehena, eriti veel need kohad, kus sa oled teadmatu sees, no näiteks enne depressiooni mingit värki ja kõik siuksed asjad, et nagu see peab olema ikkagi, ma olen väga kindel selles naises, ma olen väga kindel selles suhtes, et ma olen nõus võtma vastu tegelikult sellised kohad, sest mehi on unistatud siukse toreda andega nagu lõdvestumine, nagu lihtsalt kui ma tunnen, et ma olen mingisugustest baasvajadustest defitsiidis, siis ma ju saan tegelikult võib-olla seda tähelepanu, võib-olla seda intiimsust, võib-olla seda, ma ei tea, nunnutamist ju kuskilt mujalt. Eks ju, eriti veel siis, kui naine on Tartus. Naine on Tartus ja ma olen Tallinnas nagu. Ja ta oli tekkinud, siis olete rääkinud, ei olnud mingisugust flirti kõrval mingit... No niimoodi oleme ikkagi nagu, ma ütlen niimoodi, et mul endal ei tekkinud nagu seda sisetunnet nagu pead nagu usaldama, on ju. Mul ei tekkinud seda tunnet, et tal tekiks midagi kõrvale ja justkui nagu ei olnud seda hirmu. Ma ei tea nagu, kas see on ikkagi nagu, et ma ei mõtle seda selles mõttes, et nagu, et suva vaata.
et vaid lihtsalt seda, et mul tõesti ei olnud nagu temast sellist nagu arvamust, et ta läheb nagu nüüd siis selle nagu kriisi ajal vaata nagu midagi nagu otsima, kuigi jah, see on nagu on tõesti selline koht, ta ükskord ütles mulle, et tead, sa oled kõik teinud selleks, et ma läheksin, et nagu ausalt. No ma kuulan siis, ma ütleks, et ega kergeks ei ole seda asja tehtud tõesti. Ei, no see oleks ikkagi veel seda, ma arvan, järelikult su mees on nii palju nagu võimekas vaata, et sa oleks ikkagi saanud veel peale panna. Sa vähe tegid. Kuidas sul meelde, tema vanemad on koos? Ei ole koos. Ei ole koos, okei. No ütleme, et sealt ka mustrit võiks olla ju. Ja mustrit on ka samamoodi selles mõttes. Aga ma hakkan mustrit murdma, me oleme mustri murdmist perekond. Aga tulebki teha, vaata, tulebki teha. Me oleme tugevalt seda nagu, jah. Kuidas nüüd on, et nagu nüüd te olete need otsused nagu teinud teraapiateenguna, ma arvan, saan aru, et on endiselt nagu käsil, eks ju, kas on mingid nagu sihuke teadlikke tegevusi veel, mis te praegu nagu teete, et siis enda seda suhet hoita? Nagu sa ütlesid, vaata, et sa pead nagu ennast kirjutama nagu enda perekonnast nagu päritoluperest välja, eks ju, uude perekonda nagu sisse, et mis on need siis tegevused, mis te praegu teete, mida võib-olla kõik saavad teha, et enda paari suhet nagu parendada, et mis tööriistad on, mis sa teraapias saanud või mis on need kuidas seda aitate ennast praegu? Kommunikeerimine. Mis see tähendab? Rääkimine, ma olen ka nagu selles mõttes, et hästi lihtne on nagu nii-öelda ära vajuda sinna tagasi nagu, et sa enam, et kui alguses see avastus oli ja ma talle rääkisin, siis ma iga päev midagi tundsin nagu. Ta küsis näiteks, et et sa oled nüüd, ma ei tea, 2 päeva uus inimene olnud, et kuidas sa tunned ennast, on ju. Ja siis ma sain iga päev nagu, et mul oli hästi veider olla, nagu mul oli nagu, ma ei saanud üldse midagi aru. Ma ei saanud, no kõik see tundus, ma kogu aeg rääkisin, jagasin nagu seda talle. Siis aeg edasi nagu, siis kuidagi nagu lõpetad selle jagamise, et seda ei tohiks nagu lõpetada, et pead ikkagi nagu jagama iga päev seda, kas või natukene, mis sa tunned, isegi võib-olla ei tunne, mõtled, et ma ei tea, kuidagi on suva või mis iganes, nagu mis tunded on, siis ikkagi tasub nagu, et ma olen ka nüüd natukene nagu langesin tagasi sellesse, et ma lihtsalt ei jaganud seda, et mitte ma ei ole nagu kuskile nagu nii-öelda päritoluperre tagasi langenud, aga lihtsalt sellesse, et ma ei jaganud enda igapäeva neid tundeid, emotsioone, mis ma arvan niimoodi, et ikka see kommunikatsioon on ikkagi nagu, sa pead rääkima. Ta tahad ju mõista teineteist, vaata, ja kui see mõistmine kaob ära, siis sa tegelikult hakkabki vaikselt ju ennast välja kirjutama, sest sa ju tõesti ei mõista teist inimest ja võib see lõhe jälle sisse tekkida, eks ju. Ja siis teraapias tuleb ikkagi see, et sa pead ju mina vormis ju asju nagu edastama, et see on nagu, see on raske selles mõttes, kerge ununema selles mõttes, et tahaks kohe nagu öelda, et nagu sina. Ja siis pead sellest nagu tagasi võtma. See on raske, et mu teinekord mu laused on nagu, ma ei oskagi võib-olla kohe midagi öelda. Mul läheb nagu natukene aega, kui ma nagu seedin, kui meil on nagu mingisugune, mitte konflikt, aga jah, seal mingisugune sõnelus või selles mõttes, et me ikkagi nagu midagi räägime, siis tihti on niimoodi, et ma olen selles kuulaja rollis, et ma võin oma peas veel mitu päeva nagu mingi kedrata seda, et mis ma kuulsin. Ja siis ma alles hakkan midagi vastu rääkima või seisma millegi eest või põhjendama seda või niimoodi, et mul võib nagu aega minna. Kui ma hakkan kohe niimoodi nagu vastu pommitama, siis ma hakkan ikkagi vastu pommitama. Ja see ei ole veel nagu päris selline, et me nüüd ilusti siin istume ja et räägite rahulikult ja mõistate üksteist, jah? See kommunikatsioon on nagu mehe vaatevinklis ja selle kogemus on nagu läbinud, kus mul naisel oli siis sünnitusjärgne depressioon, nagu polnud küll diagnoositud, aga mingi taoline, siis see oli nagu mulle oli küll ülivajalik, sest olidki nagu need paremad päevad, kui tal olid, kus ta nagu sai jagada või rääkida välja, siis mind väga huvitas, et kuidas me saavutasime selle seisundi, mida sa tegid selle jaoks, et kuidas, miks sa täna ennast niimoodi tunned, et kuule, tegime pikema jalutuskäigu ja tead, täna oli väljas päike, et nagu siis ongi, et oskad nagu ise kaaslasena ka pärast tähelepanu juhatada nendele hetkedele või tagasi pöörduda siis sellele, et kui oli see hea päev, sest need halba päevi tuli tihtilugu väga palju ja siis olid jälle, sul olid nagu need key pointid või checkpointid, kuhu siis tagasi pöörduda või siis taastada see olukord või luua seda koht, et okei, ma võtan need lapsed, lasen sul rahulikult olla siin nüüd kodus. Okei, me peame kodukeskkonna ära koristama, sest sa muutud, lähed stressi ilma, et sa saaksid aru sellest, et sa läksid praegu stressi, aga aitäh, et sa kommunikeerisid, aitäh, et sa rääkisid. Ja need kohad olidki, kui ma mäletan, kui ma muutusin ärevaks, oli ka see, et kui naine ei rääkinud, mitu päeva ei rääkinud.
ja siis olid, oot, midagi nüüd on. Minu mees ka tahab rääkida, vaata palju tavaliselt ju meestel on see probleem, et nad ei taha rääkida, et siis on raske nagu mehe käest nagu sõnu välja saada, siis meil ei ole sellega nagu õnneks probleemi, et ta tahab ilmselt võib-olla rohkem rääkida. Okei, no see, tal on võib-olla seda nii-öelda põhjust ka, sa oled andnud nagu päris palju seda nagu pinda, et ta nagu tahaks nagu seda rääkimist nagu teha, see on jälle viid nagu selle ekstreemumisse ära ja siis nagu saad tagasi mehi astub välja, kes tahab rääkida. Kätlin Pärli, kuidas kasvatada jutukeid mehi? Okei. Aga peale seda ma ütlen niimoodi, et kui ma hakkasin nii-öelda siis, ma nimetan nagu seda perioodist, seda aasta algust selleks, et ma valisin nagu teda siis, valisin teda, siis peale seda ma ikkagi ju sain aru sellest, et ma saan talle toetuda, et ma saan talle nagu, seal tuli kohe mingisuguseid selliseid nagu proovikivisid mulle nagu, et kui keegi haigestub, näiteks tavaliselt kui mina endal näiteks ma haigestun, siis ma tahtsin alati minna Tartusse, sest et siis ma olen rahulikult haige, ma ei pea otseselt midagi tegema, teised tegelevad lapsega ja nagu kõik nagu null. Aga siis ma mäletan, oli laps haige, oli mees haige, mina olin terve, nemad olid haiged, ma ilusti ravisin nemad ära ja siis nemad läksid lasteaeda ja tööle ära ja siis ma ise nagu jäin kuidagi, selles mõttes oligi nagu halb olla ja köhad ja kõik see ja tundsin, et issakene, ma ei jaksa küll minna nagu sinna lasteaeda järgi ja jalutada seal läbi selle lume ja kõik ja siis ma ütlesin lihtsalt mehele, et ma tunnen ennast praegu niimoodi. Ma veel ei mõelnud seda, et ma ei lähe talle järgi, ma oleks ikkagi nagu läinud. Ja siis ta pakkus ise nagu, et ta tuleb ära varem töölt. Ja siis ta läheb ise järgi, et ma võin olla rahulikult nagu kodus. Ja siis ta kirjutas mulle seda sinna WhatsAppi ja ma olin nagu, lugesin seda niimoodi. Oh my god, nagu, et ta on tegelikult olemas. Siis ma olin ülitänulik nagu, ja tänamist on pidanud nagu palju rohkem esile tulema seda nagu välja ütlema teisele, et et kui ma varem mõtlesin, ta võib-olla polekski abiks, aga ma ei väljendanud iseennast, et ta oleks abiks ja ei küsinud selliselt nagu abi ja siis polnudki, mul oli ju lahendus olemas. Kui ma alustav ise ABC-d tegime ka nagu siis ja oleme ka naistele neid koolitusi nagu andnud, see nagu üks koht on, vaata, mis me ikka nagu toome, et lase mehel olla, vaata mees, lase mehel olla nagu isa, et jälle see sama koht, et naised on nii võimekad ja võtavad nii palju tegevusi enda kanda, võtavad nii palju tegevusi lapsega enda kanda, võib-olla ka koduga enda kanda ja tegelikult ei anna seda vastutust mehele, ei anna seda usaldust mehele ja siis imestavad mingi aja möödudes, et miks nemad kõike kannavad ja selle nagu koormal nii-öelda lähevad põhimõtteliselt nagu kokku, sellepärast ise natuke nagu tekitad seda ka, et see on nagu nii oluline, mis nagu välja tood, et isegi need väiksed sammud, mis küll nagu nüüd hiljem tulid, eks ju, teil suhtes esile, et see on nii oluline, et anda nagu mehele see sammud, need vastutuse kohta, et ei võtaks seda nagu võimekust nagu ära, sest paratamatult on see, et naistel side selle lapsega on ju nii palju tugevam, sellepärast on nende seest välja tulnud ja mees seda sidet hakkab alles nagu looma seal nagu kõrval, eks ju, et ta on erinev, et seal pole midagi teha. Koht, aga ma läks tagasi selle, sa tõid välja jumala hästi, et see kommunikatsioon oli see nagu alus. Miks ma seda kommunikatsiooni nüüd uuesti tahaks sisse tuua, on see, et kas teil oli, su ühe asja tõid välja, et see mina vormis rääkimine, väga oluline, aga kas teil oli mingi vorm või konkreetne asi ka, et kuidas te hakkasite kommunikeerima, kas te saite selle tööriista näiteks terapeudilt. Miks ma seda küsin, on see, et meil lihtsalt koolitusruumi on väga palju ilmunud inimesi, ega ma ise ja Krista on selles olukorras olnud, kus me oleme avastanud, et meil paari suhtes on ebapiisavad oskused kommunikeerimiseks. Et seal ongi, me ei oska rääkida näiteks sellest mina vormis, me egame vahele, me ei kuule teist ära ja kõik siuksed asjad, et mis seal juhtuvad. Et sellepärast me oleme teinud selle kommunikatsiooni tööriista ka suhteaudit, et meil nagu nii-öelda toimis see, kui me sattusime väga suurde suhtekriisi, et mida me näiteks tegime, oli see, et seal oli korrapärasus, stabiilselt, regulaarsus, me saime kokku ja me pidime rääkima, viisime ennast sellest seisundisse, et me räägime ja me täitsime konkreetsed reeglistikud, et kuidas moodi me siis seda suhelda saaksime, sest ennem meil ei olnud seda oskust. Ennem meil läks ikka kohe nagu nugade peale, sina tegid seda, sa tegid seista, aga siis me õppisime üksteist alles kuulama, üksteist austama, me õppisime nagu nii-öelda seda infot seedima, läbi töötama ja see võttis aega päris palju ja me avastasime, et see kommunikatsioon, mida me nüüd oleme teinud vist
6 või 7 aastat nii-öelda seda tööriista kasutanud, see on meie suhte viinud väga ligilähedale harmooniale, et meie nagu nii-öelda tülid või konfliktid, mis varem võisid olla, ma ei tea, tundide päevade pikkused, on läinud siin 10 minutiks, pooleks tunniks, kui sedagi. Kas teil oli see teadlikult või kas te kasutate täna siis sellist mingisugust taolist tööriista? No vaata, ma ennem ütlesin, et meil natuke on see selles mõttes minu poolt nagu lappe läinud, et ma lõpetasin selle jagamise ära, mis ma igapäevaselt tunnen nagu, aga see peaks olema nagu ikkagi järjepidev ja mina vormis, aga alguses nüüd, kui ma hakkasime siis nagu jagama, siis me hakkasime niisama nagu noh, et ma nagu tahan jagada ja lihtsalt õhtul diivani peal ja laps magab ja siis telekas kinni ja siis sa lihtsalt saad nagu rääkida. Väga olulised tingimused, täielik kohalolu, segavate faktorite, üliilus. Ja luua neid võimalusi. Kui nagu mõelda selle peale, me hakkame saadet kokku ka võtma, et kui mõelda selle peale, et te olete ka nagu olite selles nagu korduvalt selles kohas, et te lähte nagu lahku ja lähte laiali, eks ju. Kas on mingid nagu paar sammu või mingid nagu tegevust veel, mis siin nagu tänase jutu peale, mis juba võib-olla maininud oled või mida veel ei ole maininud, mida sa igale paarile soovitaksid, sellepärast et see koht, kus te olite, seesama see, et tegelikult see kõige noorem laps teil siis ikka esimene laps, eks ju, saab 3-aastaseks, see on see põhiline koht, kus need paarid nagu ütlevad adjöö musi ja lähevad oma teed, eks ju. Et kahjuks on seda nagu liiga palju, et selle kõige raskemas kohas, sest see on see energiakriisi koht, see on see kõige keerulisem punkt, see koht nagu eriti, kui on võib-olla teine laps veel tulnud, eks ju, teine laps saab sinna 2-3-aastaseks, et mingid soovitused ka nagu mingi paar sammu, mida kindlasti iga paar peaks läbi tegema, mille peale mõtlema enne, kui nii-öelda teeb siis selle otsuse, et ütleb, et adjöö, et ma nüüd kolin ema juurde ja hakkame last jagama nädal ja nädal. No ma arvan, et mõlemad peaksid ikkagi võtma selles mõttes nagu selle sammu tagasi ja mõtlema nagu, et miks sa selle kõik lõid nagu alguses selle pere nagu, et sa tahtsid seda, et see nüüd sul on see, et see noh, mul hästi tugevalt nagu mängiks, mis ma oma peas kogu aeg mõtlesin, et see ei saa nii minna nagu hästi nagu võib-olla sellised jäärapäised nagu niimoodi, et nagu ei saa niimoodi, et ei saa minu jaoks ei saa olla niimoodi, me saame lapse, me läheme lahku. Et siis võib nagu ka lihtsalt mõelda selle peale, et miks me siis nagu me võtsime nagu suuri samme nagu edasi, lööme nagu pere ja siis kõik. Et nii ei saa nagu olla, et see lihtsalt see nagu mõttekoht iseendale nagu ja siis tulla nagu võib-olla teineteise juurde ja see ikkagi nagu rääkida ja jagada asju ja ma ei tea, ja siis kui vaja, tavaliselt naised võib-olla vajavadki seda vaba mingit, ma ei tea, nädalavahetuses sõbrannadega või no mis iganes, et olla nagu omaette ka vahepeal, siis seda ma olen nüüd nagu küsinud nagu rohkem. Et regulaarselt iseendale seda üksi olemise aega anda või sõbrannadega aega. Jah, lihtsalt olla sõbrannadega, mis iganes, et see on ka väga mõnus. Ja siis samal ajal saavad nagu mees ja laps omaette seal selles mõttes toimetada. Et ka neile hea olla nagu niimoodi, tavaliselt on ju laps alati emaga kogu aeg ninapidi koos, ikkagi nagu neile hea. Et ma arvan, et tasuks ikka väga nagu kergekäeliselt võib lüüa selle suhte laiali selles mõttes, sest see on tõesti nagu väga suur kriis. Aga selle, ma arvan, ma soovitaks ikkagist nagu mõelda veits nagu mõned sammud tagasi, et miks sa nagu selle kõik tegid ja kuidas, et kui on võimalik ja kui mõlemad on nõus veel minema teraapiasse ja mõlemad tahavad, no siis saab veel kõike, noh. Kui juba üks enam ei taha või ei taha tulla teraapiasse näiteks kas või niimoodi, siis on keeruline. Kui jah, kui ise tööd teha ei taha, see 2 osapoolt on suhtes, pole midagi teha nagu. Ja selle lapsevanemaga, kes selles mõttes selle partneriga, sa pead ju nagu nii pead elu lõpuni läbi saama. No? Ega see ei ole ka normaalne, et kui sa ju lähed lahku, siis jagamine on seal kuidagi ja laps on selle kõige vahel, et see ei ole, et sa pead ikkagi läbi saama, et see nagu siis tuleb ju osata ka lahku minna. Ja need lahkumineku saated on ka olnud, eriti see Kai Andres Ojaga, eks ju, see saade ka, mis meil oli eelmisel hooajal, et kui vajalik see on, et osata ka lahku minna, mitte last sinna vahele jätta ja saada aru sellest, et lapsevanematel elu lõpuni koos olete, et ei pea valima, et kes pulma tohib tulla või kes sünnipäeval käib ja kes ei käi, sellepärast et vanemad lihtsalt omavahel enam läbi ei saa ja seda valu on nii palju nagu vahel. Et see on ülihea soovitus samamoodi, et ikkagi, et isegi kui see suhe püsima ei jää, siis kõik see töö, iga teraapia, mis te teete tegelikult lapse hüvanguks, teete tegelikult kingituse lapse ellu kaasa,
kui te võtate selle teekonna nagu ette, isegi kui kokku ei jää. Yeah. Et see on, ma arvan, et väga oluline ka siia nagu lõppu. Aitäh sulle, et sa tulid. Meil on niisugune kiire lõppmäng ka. Me küsime mõned väiksed küsimused. Võib-olla kui podcasti kuulnud, siis sellel teisel hooajal on meil sellised väiksed pisikesed küsimused, et mida lõpeta lihtsalt enda poolt lause. Vaat, mis esimese asi meelde tuleb. Võib-olla sõna, võib-olla lause. Aga väga hea ema kõige tähtsam omadus on? Olla armastav. Armastav. Olla armastav. Väga äge. Tahad ka küsida midagi? Ma küsin siis. Küsi. Väga ägeda paari suhte salajane koostisosa on? Kirg. Kirg. Kuula, aga ma küsin siis kohe juurde, et kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida? Need on need kahekesti mingid väljasõidud. Kuidas teil on, kas ma ütlen ka, et selle eriti nagu lapseperioodil, meil Agnes Kangur käis lihtsalt saates, see oli nagu nii hea ja väärtuslik nagu osa, et meil oligi pealkirjas panime ka vist, mida iga paar seksist teadma peab, et just need erinevad ehatüübid ja see on nagu nii hästi tõi selle nagu koha välja ja eriti, kui me oleme seal väikeste laste perioodil ka, kas on samamoodi, kas sa võid öelda, et see oli siis põhiline, mis teil ka sellel perioodil seda lähedust aitas nagu hoida, et need ühised väljasõidud asjad või midagi oli nagu veel, et mis sinu nagu praktika on eriti, ma räägin, sünnitusjärgses depressioonis, seal pole nagu see kiresti lähedusest pole nagu halli haisug, eks ju. Siis ei ole ja kiresti. Siis ei ole nagu mitte nagu midagi. Kas on mingid soovitusi veel, mida nagu anda ja just nagu naisterahva vaates ka nagu paaridele? Et saada... No ja seda lähedust ja kirge nagu hoida, et nagu Agnes Kangur ütles ka, eks ju, et üks asi on see, et mõtestada üleüldiselt seks ka ümber suhtes, et seks ei oleks ainult nii-öelda penetratsioon, eks ju, et tegelikult seksi kontseptsioon, et see saab olla nii palju laiem ja mis me ka ütleme, et lähedus on ju iga suhte nagu vundament, üks vundamendi kividest, eks ju, ja oluline, et seda ei tohiks ka selles väikeste laste perioodil ära kaotada, kui su keha ütleb tegelikult nagu sellele täielikult võib-olla nagu ei või iseeneslikult ütleme, seda ei teki, et kas on midagi, mingid tegevusi veel ja kuidas seda lähedust nagu juurde luua, et siin ei ole pea silmas nagu ainult seksi, aga üleüldiselt seda füüsilist lähedust. No meie ei ole näiteks kunagi, ükskõik kui palju on olnud mossitamisi või mis iganes asju, siis mina siis tavaliselt mossitan, siis kommunikatsioon. siis me alati, kui me läheme teineteise juurest ära, keegi läheb kodust ära niimoodi, siis me teeme alati musi ja tagasi tulles ka, kui me uuesti näeme, siis see on nagu alati olnud. See ei ole mitte kordagi kuskile kadunud ja see lihtsalt nagu see nagu see teineteise tervitamine või ärasaatmine, et see kuidagi on nagu... Teineteise peal on raskem nagu vihane olla, hästi vihane ja lähed teed selle musi ära, siis on nagu natuke... Ei tea, aga see hetk nagu ei ole nagu sellist, et tead, keegi nagu seal mingi moka otsast või ma ei taha umbes suu peale musi teha, et tee mulle põse peale. Ei ole tõesti sellist nagu hetke olnud, et see ikkagi nagu läheme nagu laiali siis selliselt, et nagu ilusa lõpuga selles mõttes, et jällegi siis ikkagi tervitame ka uuesti. Ilus, väga hea. Ja, see on nagu tore sellepärast, et tihtilugu meie oleme kaasaga taibanud, et meie füüsilised kehad ei pruugi ka omavahel üldse konfliktis olla. Just. Et kes tavaliselt seal nagu kaklevad või on see on see 6-aastane Illimar, kes siin praegu teda üljati kuskil mingi sellel eluperioodil on ja näed, see on see 4-aastane katukene, keda vanemad ei lubanud nagu nii-öelda rääkida või kuulata. Aga üldpildis meie täiskasvanud inimeste kehad ja olekud on ju teadlikkus on jumal okei praegu. Ja siis me saamegi nagu nii-öelda pakkuda seda lähedust ja kirge. Aga meil tuli selles oi, meil läks jupp aega, et sinna mani. Ja mõned tahavad seda lähedust ja võib-olla seda nagu rohkem, et siis nagu teadlikult kõnnid ise mehest mööda ja ma ei tea, tõmbad käega üle selja või midagi pead ikkagi tegema, et oleks mingisugune puudutus, mingi kontakt nagu ikkagi. Et ja selles jälle, mis toodaks nagu teadlikult, et sest iseeneslikult ei pruugi seda tekkida, kui seda teadlikult ei ole. See sellistel perioodidel on ülilistsed ära kaduma ju. See nagu ja nad jäävadki. Ja see voodi, nagu, mis meil on, kui meil seal laps ka ennast sinna nagu keerab, siis see voodi on vahepeal nagu niimoodi, et tundub nagu nii kitsas, me oleme kõik nagu nii lähestikku. Ja siis oli mega pingeperiood niimoodi nagu kunagi keegi diivani peale magama ei lähe, sihukest asja ei ole, kedagi ei saadeta diivani peale, ei ole niimoodi. Ka ise ei läinud? Ei. Ainult ema juurde. Diivani peale ei lähe, aga ema juurde läheb küll. Veel hullem. Aga siis see sama voodi, ma mäletan seda tunnet, et see sama voodi, see saab olla nagu ühtaegu nii väike, et me peame seal olema nii nagu koos ja samal ajal on ta nii suur, et sa nagu ei leia seda teist inimest, et sa saad ennast võtta nagu nii kokku ja sa tunned, et appi meil isegi kehad ei puutu kokku nagu, et see
peab nagu, et oleks, siis on see nagu parem tunne nagu, et kui see keha puutub kokku, no siis peab ikka olema koos nagu, see on safe. Aga siis kui enam see tundsid, et see keha on juba nii kaugel nagu, siis oli ikka nagu ja see on hea, tead see tunnet, kui on mingisugune kehva koht või mingi koht nagu ja siis, kui see füüsiline puudutus nagu isegi tekib lihtsalt nagu läheb kokku, et siis sa tead, et okei, et mingisugune kontakt on ikkagi olemas, on loodud, vaata, et ei ole seda nagu tõrjuta ära. Jah, kuidagi see, et see füüsiline puudutus on selles suhtes nii oluline. Mina nüüd kommunikatsiooniga jõudsin ikkagi oma naisega sinna kohta, kus ma nagu surusin teadlikult seda alla, et okei, ta ei taha mind puudutada ja kõik, aga minu alateadlikult oli mul niisugune tunne, et aga ta ei armasta mind, ta tõrjub mind eemale ja ma ei saa. Ja ei väljenda ka. Ja ei väljenda ka. Ja, aga lõpuks, kui me jõudsime nagu kommunikatsiooniga nii kaugele, siis ta sai aru, et okei, et nagu, et see, ma ei soovigi iga puudutusega kuskil mingi seksini jõuda või kireni on ja lihtsalt ma tahan tunda seda, et mind on tahetud sellesse suhtesse. Ja siis piisab ka sellest, kui sa lihtsalt libistad käega üle või sul ütlesid nagu selja pealt nagu lased üle, et ma märkasin sind, sa oled olemas füüsiliselt. Ja, et puudutuse kohti igasse päeva nagu tuua juurde, et alates nendest suudlustest ilus, aga ilus. Viimane küsimus ka, küsiks selle ka ikkagi ära. Küsin otse. Parim kingitus, mida vanem lapsele ellu kaasa saab anda? On, ma arvan, oh my god, seal on nii palju asju. Ma arvan, tal on selline turvaline kasvukeskkond ja ta on enesekindel. Mul on nagu kindel, iga kord on see, et selle vastus on mulle see, et nagu äge paarisuhe. On iga kord. Ma mõtlesin, sa pakud Ecoshi neid vitamiine. kaasa. Võta kaasa. Võta kaasa. Oma teekonnale. Aitäh sulle, Kätlin, et sa täna meile saatesse tulid ja jagasid enda nagu lugu. Väga äge on sinuga rääkida. Äge, et sa seda ka protsessi, nagu ma enne ka ütlesin, selle protsessi sees seda jagad, et kus ei ole see, et nagu meil on happy ever after on nagu saavutatud ja nüüd ma jagan seda nagu lugu, et nüüd on nagu kõik tehtud, eks ju. Et selle protsessi sees selle nagu mõnes mõttes ka nagu valu, selle arengu kõige selle sees, et seda nagu teekonda nagu jagada, et see on väga väärtuslik. Ma usun, et väga paljud said siit täna endale kasu. Said kasu ja minu enda isiklik soov on, kallis kuulaja, kui sa nüüd seda kuulad, seda Kätlini lugu ja sa resoneerud sellega, siis kirjuta meile, mida sa tunned, kuidas sa koged seda olukorda, eriti veel endal isiklikult on oodatud just see meespool. Et mul oleks väga lahe, et tegelikult, et siin Kätlini kohal istuks nüüd ükskord üks mees, kes räägib, kuidas ta selle protsessi on läbi teinud. Ise kõrvalt läbi teinud, et kui naine on olnud sünnitusjärgses depressioonis. Kadunud kõrvalt ära või on olnud need laste kaotused ja kõik mingi siuksed suured kohad on ju ja et kuidas sellest on siis läbi tuldud. Et väga põnev oleks kuulata selle just nimelt meespoolt ka selle loo juures. Nii et kirjutage kindlasti meile ja jagage. Ja kõik, kes te kirjutate, jagate, vaatate, nii väärtuslik on see nagu info, et aitäh teile, kes te nagu peale episoodi meile kirjutate, kuidagi annab meile ka seda mõnusat tunnet, et teeme õiget asja ja liigume ikka kõigest suunas. Ja päriselt ka selles mõttes, et jagage ja siis tagige meid seal Instagramis ka ära, seepärast, et mul nii palju mingid sõpru või lihtsalt juhud inimesed ka, kes tänavad, kuule lahe, teete seda Popside podcast, jumala kõva värk on. Aga sa jaganud oled? Ei. Et tegelikult niimoodi me jõuamegi nende lugudega teiste inimesteni ja siis normaliseerime seda, et kas või see lugu, mis siin Kätlin jagas, et ei ole üks optsioon, et me peame lahku minema. Miks me seda Kristoga seda asja niimoodi ajame, sest me oleme läbi tulnud sellest igasugusest jamadest ja meil istuvad siin inimesed vastas, kes on tulnud nendest jamadest läbi. Et me saame niimoodi luua neid õnnelikku suhteid, peresuhteid, paarisuhteid, lastega suhteid iseendaga. Et palun jagage. Ja pange kindlasti see jaga, see telli, see follow sinna Spotify'sse, sinna YouTube, sinna Apple podcasti, kus iganes sa seda meie saadet vaatad ja kuulad, et aitaks ikkagi rohkem levida selle saatel täpselt samamoodi. Ja sulle, Kätlin, on väike kingitus ka Ecoshi poolt. Siin on väike pisikene kinkekotikene sulle ägedate toodetega. Kindlasti on, ma tean juba osad sa jagasid ka, et sa Ecoshit tarbid, nii et osad asjad seal sees on sulle juba sellised tuttavad, mida sul võib-olla, ta mitte kindlasti sul juba nõnda nagu nii tarbid. Ehk siis seal on kotikese sees, nii et aitäh sulle ja kõikidele teistele see Popsid 20 sooduskood, ärge unustage seda kasutada. See Popsid 20 annab 20% soodustust juurde ja muud ei olegi. Kohtume meie koolitusruumis, meie laagrites ja näeme 2 nädala pärast. Ja, näged.